tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darašenka ja eetris on iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänase saade teemadeks on Ameerika SKP langus. Vaatame tööjõuturu statistikat, siis vaatame, kuidas juba hakatakse tariifid leevendama nii-öelda vaikselt ja siis tulemuste hooaeg meil on täis hoos praegu ja see saade on tegelikult selline nagu kvartaaltulemuste eri, et tänases saades vaatame hästi palju värskeid kvartaaltulemusi üle, sealhulgas ka Amazon, Apple, Microsoft, Meta ja teised. Ja natukene vähem aktsiat täna tehnilise analüüsi plokis, kuna see nädal on siis vähem juba selliseid nagu kauplemisideed, et tänase saade raames selgub ka, miks ja siis vaatame, mis neid on. Ja alustame saadega ja enne veel, kui alustame, paar sellist nagu infot, et et juba järgmine nädal, 12.–14. mai, esmaspäevast kolmapäevani meil koostöös Äripäevaga toimub aktsiakauplemise meistriklass koolitus. Et kui teil on huvi just kauplemise vastu, aktsiakauplemise vastu, kuidas seda pikemaajalises perspektiivis teha kasumlikult, kuidas üles ehitada kasumlikku kauplemisstrateegia, näidan seal kõik oma nii-öelda failid, struktuurid, protsessid, põhimõtteliselt kõik, millest mu kauplemine koosneb, et üsna huvitav, sisukas koolitus, üsna head tagasisidet saan sellelt alati. nii et kui teil on huvi, siis ma jätan lingi selle video all, vaadake ja siis juba järgmine nädal kohtume, et kuna koolitus on siis esmaspäeval, ilmselt järgmise nädala videod tuleb varem, et ma üritan siis seda pühapäeval üles panna, kuna jah, esmaspäeval juba hakkan koolitusega tegelema. Ja teine uudis või info on siis seoses mu tasulise kanaliga, et neile, kes on huvitatud aktiivsemast kauplemisest, et tahaks minult saada aktsiaturu update'i nii-öelda tihedamini kui korra nädalas, siis mul on olemas ka tasuline liitumine siin YouTube kanalis ja seal me teeme hetkel 2 korda nädalas otseülekanded, siis kui Ameerika turg on avatud ja see nädal meil on siis esmaspäev ja neljapäev kell 8, mõlemad päevad tulevad siis sellised nagu striimid. et oleme juba siin päris mitu neid teinud ja ühe neist 24. aprilli oma, kuna see oli päris tähtis koht aktsiaturul ka, et ma seda tegin kõigile ka tasuta vaatamiseks, et kui teil on huvi, siis võite ka seda järgi vaadata ja kui teil on rohkem huvi aktsiaturu update'id saada ka nädala sees, siis võite liituda mu tasulise kanaliga. nii, see on siis kõik sissejuhatusega ja hakkame siis vaatama huvitavad slaidid ja kindlasti ka huvitavad kvartaaltulemused, et alustame sellistest nagu turu üldistest teemadest, et see on minu juba teile tuttav turu nii-öelda nagu maatriks ja kõigepealt vaatame sellised nagu üldisemad, pikemaajalisemad teemad ja rohkem selle tabeli kohta saab infot minu 9. detsembri videost. Alustame sellega, et vaatame, mis olid olulised majandusuudised eelmine nädal. No kõige huvitavam oli siis kolmapäeval SKP andmed tulid esimese kvartali kohta ja siin tuli esimene selline nagu üllatus, et me siin kogu aeg räägime, kas majanduslangus tuleb või mitte ja nüüd esimene kvartal me saime juba negatiivset tulemust majanduse kohta, ehk SKP kukkus -0,3%, et tegelikult tootlus oli isegi kasv 0,4%, aga tuli miinusega. Noh, see on siis meil nii-öelda GDP advance ehk selline nagu ähm, esmahinnang SKP-le, et muidugi seal tuleb veel esimene, teine ülevaatamine, kolmas ülevaatamine. et see number võib veel muutuda, et seal kohe hakkasid nagu kommenteerima, et võib-olla see muutub, võib-olla teises kvartalis ei tule nii halb number ja süüdistatakse seda halba numbri kõige rohkem just sellega, et enne tariifide jõustamist tehti üsna palju importi Ameerikasse ja see nii-öelda nagu nõrgendas seda sisemajanduse kogutoodangut.
No eks me näeme, esimene selline nagu linnuke on siin juba olemas, et esialgsetel andmetel esimene kvartal oli juba negatiivne. Samas tööjõuturu statistika tuli endiselt päris hea. reedel me saime non-farm payrolls numbrid ja siin oli 177 000 uut töökohta, ootus oli 130 ehk tööjõuturul me nõrgenemist veel ei näinud, et tugevasti päris tugev tööturg on. vaatame ka veel siis graafikutega needsamad andmed, et siin meil on skp andmed. noh, siin me näeme siis esimene kvartal 2025 meil tuli -0,3. siin me näeme prognoosid, et tegelikult prognooside järgi hetkel järgmistel kvartalitel ei ennustata enam sellist nagu negatiivset skp-d. et languseks loetakse siis, kui meil 2 kvartalit järjest tuleb negatiivne skp. et see on tavaliselt selline kõige lihtsam majanduslanguse definitsioon või ja siis tegelikult noh, kui see jääb 9 kuuks, nii 9 kvartaliks ja siis edasi jääb kasvama, siis probleemi ei ole, aga kui tuleb üllatus, eriti kui nüüd on siis tegelikult prognoosid, et kõik läheb hästi edasi, aga kui nüüd siiski tuleb teises kvartalis ka negatiivne, et siis läheb päris huvitavaks. aga jah, hetkel on siis sellised numbrid meil ja tööjõuturu statistika, et siin me näeme viimane kuu siis 177, natukene vähem kui eelmine kuu, aga üldiselt see on nagu nullist kõrgem juba siin pikalt aega, me näeme alates 2022 ehk põhimõtteliselt iga kuu luuakse uusi töökohti, mis on huvitav, et noh, esialgselt raporteeritakse küll kogu aeg head numbrid, et hetkel ka oli number parem, kui analüütikud ootasid, aga tegelikult seal tihti vaadatakse need numbrid üle ja siis me näeme, et siin 3 viimast kuud vaadati, siis need numbrid madalamale üle, et sinine turg, see on, mis oli esialgselt raporteeritud, millele võib-olla turg hästi reageeris, aga siis pärast järgmine kuu vaadatakse üle, öeldakse, et noh, eelmine kuu oli nagu selline nagu halvem number, aga palju sellele juba tähelepanu keegi ei pööra, et kõik jälgivad seda kõige värsket numbrit ja kui see tuleb oodatust parem, siis tundub, et kõik on hästi, aga niimoodi jah, siis siin statistikas võib vaadata, et tegelikult pärast ülevaatamist numbrid muutuvad halvemaks, et no kui siin vaadata üldse seda ajalugu 2024, siin on oli üldse päris palju sellist ülevaatamist, et siin 3 kuud olid vastupidi, et ei pruugi alati allapoole üle vaatama, aga kui me summeerime kogu seda perioodi, siis me selgelt siin näeme, et tegelikult see, mis oli esialgselt raporteeritud ja mis lõplik number tuli, et esialgselt kuidagi raporteeritakse teaks spetsiaalselt või see ongi selline nagu eripära, et ilusama numbri. veel natuke paar graafikut tööjõuturu kohta. siin on olemas graafik, must graafik, mis näitab meile sellist nagu Joshi reegli ja SAM reegli. et need on põhimõtteliselt kaks sellist nagu reeglit, mis vaatavad tööjõuturu statistikat, et siin vaadatakse töötuse määr erinevat moodi, et siis 3 kuu keskmine võrreldes 12 kuu miinimumaga, ühesõnaga kaks sellist reegli, SAM on selline nagu põhilisem, Joshi rule on natukene kohandatud versioon sellest. ja me näeme, et põhimõtteliselt neil on olemas selline nagu majanduslanguse trigger, et kui neid näitajad lähevad siis sellest punasest või sellisest nagu liila joonest kõrgemale. et siin korraks 2024 me näeme, siis ma mäletan, olid ka uudised, et need indikaatorid signaliseerisid meil seda majanduslangust. kui me vaatame nüüd, tegelikult siis hetkel nad on suht madalale läinud, ehk hetkel nad ka siis me ei ennusta nagu seda majanduslangust, ehk nagu me juba vaatasime statistikas, et tööjõuturg hetkel ei signaliseeri nõrgenemist. kus aga on toimumas muutused tööjõuturul ehk põhimõtteliselt see parempoolne graafik näitab meil juba seda uut Department of Government Efficiency, uut sellist nagu efektiivsuse osakonna Ameerikas, kuidas selle töö tulemus on siin graafikul, et siin on välja võetud ainult siis
valitsuse töötajad, riigitöötajad ja siin me näeme allpool siis kuine muutus, et alates siin jaanuarist iga kuu põhimõtteliselt riigitöötajate arv ka väheneb. noh, muidugi ta on jõudsalt siin kasvanud viimasel ajal, et see graafik on meil alates aastast 2023 kõigest. me näeme, et siin praktiliselt iga kuu kogu aeg lisatakse, et see oli ka kusjuures üks selline nagu põhjus, miks Bideni ametiajal, tema viimastel aastatel, et kuigi räägiti, et majandus nõrgeneb, et ta ikkagi jätkas kasvu, et suht palju tuli ka sellest, et riik lihtsalt palkas palju inimesi juurde, andis välja palju võlga ja sellega tegelikult toetas majandust päris hästi. et mis juhtub nüüd, kui see protsess pööratakse tagasi, et seal kulutused tõmbatakse koomale, nüüd me näeme, et siin riigitöötajad päris palju koondatakse. Et võib-olla seekord ikkagi siis tööjõuturg mingi hetk ka nõrgeneb ja siis tulebki ikkagi see kauaoodatud juba majanduslangus. ja rääkides sellest majanduslangusest, siin on huvitav graafik, mis näitab meile, et tegelikult aktsiad on rohkem sellised nagu äh, rohkem ennustavad seda majanduslangust võrreldes võlakirjadega. et siin me näeme must joon näitab meile, kui suur tõenäosus, majanduslanguse tõenäosus on aktsiate arvates. ja see on hetkel siin kuskil 35% juures, et vahepeal selle suure turulangusega see on läinud 50%-st kõrgemale, see tõenäosus. ja heledam joon näitab meile siis, vaadates siis äh, intressimäärad ja need põhimõtteliselt siis ennustavad meile majanduse langust tõenäoliselt umbes 20% ja siin ka korraks ta hüppas ainult 25%-le ehk põhimõtteliselt sellised nagu intressimäärad ennustavad meile või, või ei ennusta majanduslangust nii palju kui aktsiad, et selline nagu lahklemine meil on toimunud. ja noh, seda me näeme tegelikult ka meie seda rämpsvõlakirjade graafikust, mis me siin saade raames ka vaatame, et selle just viimase langusega rämpsvõlakirjad pole nii palju langenud nagu aktsiad, et aktsiad kartsid nagu hullemad. et see ka kinnitab ilmselt seda graafikut. rämpsvõlakirjade graafikut täna vaatame ka. ja parempoolne graafik näitab meil siis hetkel olevat Federal Reserve'i intressimäära ja roheline joon on siis Ameerika kaheaastase riigivõlakirja intress. et nende vahel on ka olemas huvitav seos. me näeme, et see roheline joon tegelikult ennustab seda, mida siis intressimääradega juhtub, et põhimõtteliselt kui see hakkab tõusma, siis me näeme, et intressimäärad järgnevad, et neid hakatakse ka tõstma. kui see saavutab tipu, hakkab langema, me näeme, et siis mõni aja pärast saavutavad siis intressimäärad tipu ja siis Föderal Reserv hakkab intressimäärad alandama. kui tuleb majanduslangus või mingi selline nagu šokk, siis me näeme, et intressimäärad kukuvad jõudsalt, intressimäära langetatakse väga äkiliselt, nagu oli siin aastal 2020. ja siis siin ka uuesti siis intressimäärad hakkasid, riigivõlakirjade intressimäärad hakkasid tõusma kiiremini kui intressimäärad. Föderal Reservi poolt ja mis me näeme nüüd, et hetkel tegelikult see nädal meil toimub Föderal Reservi istung ja siis intressimäärad, aastase riigivõlakirja omad ennustavad juba, et tegelikult Föderal Reserv peaks siin oma intressimäära alandama, et juba peaaegu 1 protsendipunkti võrra. et noh, Jerome Powell siiamaani öelnud, et nad ei kiirusta veel intressimäära alandamisega, et Trump juba nõuab, et neid tuleb alandada, aga Jerome Powell ikka ja naera, et vaatame, mis see nädal meil juhtub. kindlasti toob see volatiilsust turule. aga jah, hetkel vaadates seda graafikut, siis me näeme, et tegelikult noh, esiteks ka seda võlakirjad ei näita hetkel seda majanduslangust, sest nad sellist nagu järsu langust siin ei olnud tehtud, siin on pigem selline nagu korraline langus on toimunud ja mida see graafik meile ütleb, lihtsalt seda, et juba oodatakse, võlakirjad juba ootavad, et intressimäära Federal Reserve ikkagi lähiajal langetab.
Järgmine graafik näitab meil seda, et selle suure langusega, mis meil on vahepeal olnud, et enamasti, kui me vaatame selliseid nagu ülemaailmsed investorid, kes investeerivad Ameerika aktsiaturgu, siis me näeme, et tegelikult selle langusega kõige rohkem väljusid aktsiaturul just Euroopa investorid, et nemad müüsid kõige rohkem Ameerika aktsiaid. Teistest regioonidest Hiina, Kanada, Inglismaa, Jaapan ja teised, et need tegelikult suurendasid oma ostud või see sissevool oli positiivne Ameerika aktsiatesse. et väga huvitav selline nagu jaotus, et ma pole seda varem niimoodi näinud, et jah, tundub, et siin Euroopa investorid kõige rohkem siis paanitsesid selle langusega. Ja parempoolne graafik näitab meil sellist asja nagu, mis juhtub turuga peale niinimetatud Zweig Trust ostusignaali. ehk põhimõtteliselt selle langusega, mis meil turul oli, kui turg hakkas taastuma, siis meil tekkis päris palju erinevaid tehnilisi ostusignaale, et me siin saates ka vaatasime näiteks Spike Bounce signaal oli see Alexander Elderi oma, siis veel üks tema tugevamatest signaalidest, lihtsalt spike signaal, mis tavaliselt ei juhtu iga aasta, see ka tegelikult selle langusega andis ostusignaali. ja noh, seal on olemas palju muud tehnilisi signaale, mis annavad selliseid nagu ostukohti ja neist üsna palju nagu andis äh, sellise nagu ostusignaali ja üks sellisest nagu enamlevinutest signaalidest on Zweig Trust. Ja põhimõtteliselt muidu sellel signaalil on ka üsna hea statistika, aga ta käitub ka erinevalt sõltuvalt sellest, et kas peale seda signaali tuleb majanduslangus või ei tule. ja siin graafikul me näeme, sinine joon on see, kuidas meil SMP 500 hetkel käitunud kuni selle signaalini, et see punktiirjoon on see koht, kus meil see signaal nii-öelda signaliseeris, et tuleb osta. Ja must joon meil näitab siis, kuidas SMP 500 keskmiselt käitub enne seda signaali ja peale seda signaali, siis kui majanduslangus toimub ja selline heledam joon näitab, et SMP 500 peale seda signaali ja enne seda signaali, kui majanduslangust ei ole. et mis on huvitav, et siis, kui toimub langus ja tuleb see ostusignaal, siis kõigepealt vahet pole, kas majanduslangus tuleb või mitte, et tehniliselt aktsiad on nii üle müüdud tegelikult, et nad mõnda aega siin taastuvad, sõltumata sellest, kas tuleb majanduslangus või mitte. aga kui seda ei tule, siis turg peale seda jätkab tõusu, aga kui majanduslangus ikkagi tuleb, siis tegelikult meil tuleb uus languslaine ja sügavam. ehk põhimõtteliselt see ongi nüüd ka hea selline nagu teenäitaja meie jaoks, et nüüd on näha, et nii palju tehnilisi signaale trigerdas, et tegelikult selline nagu põrge tehniline, mis hetkel toimub, ta võib veel mõnda aega jätkata ja kas sellest tuleb siis uus tõusev trend või siis tuleb teine laine, et see kõik tegelikult sõltub sellest, mis skp näitajad meil hakkavad järgmisena tulema, kas majanduslangus ikkagi tuleb või mitte, nii et järgmistes saadetes ikkagi jätkuvalt me siin päris palju räägime siis majanduslangust ja siis hakkamegi seda nagu käsi pulsil hoidma, vaatama, et kas see ikkagi tuleb või mitte, sest siis mingi hetk see hakkab olulist rolli mängima sellel, mis suunas hakkab meil aktsiaturg ikkagi liiguma. okei, lähme järgmise teema juurde ja natukene räägime tariifide leevendusest, et siin vahepeal olid uudised, et Hiina seal vaikselt mingid tariifid Ameerika kaubandele leevendas, Ameerika midagi seal leevendas ja nii edasi ja siin tehti sellist nagu graafikut, et tegelikult ta näitab meil siis see kogutulp, kui palju kaupasid siis läks tariifide alla ja siis roheline ala näitab, kui palju sellest oli nii-öelda nagu vabastatud tariifidest, et ühel või teisel põhjusel. et noh, need Ameerika ja Hiina majandus üksteisest tegelikult sõltuvad päris palju ja kui nad täitsa panevad oma kaubavahetust lukku, siis tegelikult mõlemad majandused saavad kahju, et me näeme siin näiteks, et Hiina ostab suurema osa Ameerika ja Taanist, et siin umbes pool Ameerika ja Taanist läheb Hiinasse ja tegelikult Hiina ei saa seda kuskilt mujal
enamasti ja siis põhimõtteliselt noh, neil seal ka tootmisega tekivad probleemid, kui nad seda ei impordi Ameerikast. Ja Ameerikas ei ole kuskile seda anda, kui nad ei ekspordi seda Hiinasse ja näiteks Hiina pani seda etaani ka vist sinna exemption'isse, et neil on seda vaja. ja noh, kui vaadata, siis tegelikult päris palju juba see, mis Hiina impordib USA-st, et siin on umbes, võib öelda, kuskil 25% ja Ameerika impordib Hiinast ka kuskil 25% sellest kaubavahetusest on nii-öelda juba ilma tariifideta. Nii et see näitab tegelikult seda, et see tariifisõda, mis käib, et noh, sellega ei tahta tegelikult väga palju enda majandust kahjustada, et kui seal midagi sellist nagu väga olulist, seda ikkagi tariifidest nagu või seal leevendatakse tariifi või võetakse maha üldse. Ja ilmselt näitab meil seda, et nad ilmselt jõuavad ka kokkuleppele ja ei tule nii karmid tariifid, nagu oli esialgselt nagu lubatud. Ja eks siis nagu ärid, kui selgus juba tuleb, et mis praegu turule väga ei meeldi, et on veel ebaselge, et mis tariifid lõpuks tulevad, kui palju nad mõjutavad, aga kui see kõik saab selgeks, tegelikult siis sellist närvilisust aktsiaturul noh, see peaks kaduma, isegi kui seal mingi kahju tuleb, aga kui seda on võimalik nagu kalkuleerida mingi firma jaoks ja võimalik arvutada, kuidas see tema tulu mõjutab ja nii edasi, siis tegelikult äh, see annab sellise nagu kindluse investorile, et nad siis teavad, mis see aktsia hind siis tõeline võib olla ja kuidas see võiks olla hinnastatud, et hetkel sellised nagu suured kõikumised just seetõttu, et investorid ei saa aru, mis siis kasumitega juhtub, kas siis neid mõjutab need tariifid väga palju või mitte. Kvartaaltulemustest rääkides, et nüüd kõik vaatavad seda siis esimese kvartali tulemust, et mis nad tulevad, kas tariifid juba hakkasid midagi mõjutama ja muidugi on kõik ootavad, mida firmad prognoosivad järgmiste kvartaliteks ja mida nad ütlevad üldse selle majanduslanguse ja tariifide kohta. Siiamaani tulemused on olnud üsna head S&P 500 firmadel vähemalt. Siin meil on välja toodud S&P 500 kvartaalne EPS-i kasv võrreldes eelmise aastaga. EPS on meil earnings per share kasum aktsia kohta ja siin on välja toodud siis tulbad, need on siis ootused ja punktid, see on see, mis reaalselt tuli. Ja me näeme, et siin viimastel kvartalitel tegelikult reaalselt tuli kogu aeg nagu paremad tulemused, kui analüütikud ootasid. 2023, kui turg langes, meil tegelikult tulemused tulid halvemad. Ükskord ainult tulid halvemad, kui analüütikud ootasid, aga siin isegi kui kasumid langesid, siis nad ei langenud nii palju, nagu analüütikud ootasid. Ja siis viimane kvartal, mis me siin näeme, et tegelikult ka, et siis nii palju firmasid, kui on juba raporteerinud, et nende kasvumakse kohta kasvanud 12% keskmiselt, analüütikud ootasid 6%. ehk siin äh, kasumites me ka sellist nagu langust hetkel ei näe, et pigem tulevad parem, kui analüütikud ootavad. Aga mis seal nagu murelikku võib olla, on nende kvartaaltulemustes, et põhimõtteliselt siis kõned, kui tehakse, kus räägitakse detailsemini siis kvartaaltulemustest, ootustest, siis tegelikult me näeme, et siin hakkas kasvama majanduslanguse äh, nii-öelda arv, et mitte arv, et kui palju siis räägitakse või mainitakse seda majanduslangust ja kui palju siis S&P 500 firmadest oma siis konverentsikõnedest mainib seda majanduslangust. ja me näeme, et siis hetkel see on ka hakanud kasvama, et aina rohkem firmasid hetkel siis kuskil 25, üks neljandik kõikidest S&P 500 firmadest, et nad ütlesid, et või rohkem hakkasid nagu mainima seda majanduslangust, et me näeme, et siin 2020, siis kui koroonaaeg oli, et siis oli 36%, siis teine kvartal 2022 oli päris palju, siis ka kui meil 22 turg langes, et siis päris palju räägiti majanduslangusest. jah, hetkel on ka siis kasvamas, et põhimõtteliselt mõned firmad juba näevad, siis see tähendab sellist nagu nõudluse nõrgenemist ja võib-olla siis järgmine kvartal
analüütikud siin jätkuvalt ootavad 6% kasvu, et siis võib-olla järgmine kvartal siin võib üllatus tulla. Ja eelmine nädal meil oligi tegelikult, kui vaadata S&P 500, mis nädalatel siis raporteeritakse firmad kvartaaltulemust, siis eelmine nädal oli 37% kõikidest S&P 500 firmadest, põhimõtteliselt siis kolmandik, rohkem kui kolmandik raporteerisid oma kvartaaltulemused eelmine nädal ja seetõttu meil on täna rohkem neid üle vaadata. Et jah, see on siis selline nagu tipp tuleb, et üle-eelmine nädal oli ka päris palju, aga juba sellest nädalast juba hakkab vähem firmasid raporteerima. See just S&P 500 indeksist. väiksemad firmad see nädal ka päris palju tuleb, et sellest jälgimisnimekirjast, mis mul on, kus mul on umbes 140 aktsiat, et mul on seal vähem selliseid S&P 500 aktsiaid, rohkem selliseid nagu ja väiksemad firmasid ka olemas, et seal ma näen, et umbes 40 firmat mu nimekirjast raporteerib see nädal kvartaaltulemust. see on ka üks põhjus, miks mul on vähem kauplemisideed selleks nädalaks, et ma siis, kui firmad raporteerivad kvartaaltulemust, ma pigem siis ei ole positsioonis, just kauplemispositsioonis, sest ma ei tea, mis kvartaaltulemus tuleb ja teisalt, kuidas aktsia hind selle reageerib. põhimõtteliselt selline suur risk, mida saab vältida tegelikult. nii, ja alustamegi siis kvartaaltulemustega, et meil on täna neid väga palju üle vaadata. ja alustame Amazonist. Amazonil tulid päris head kvartaaltulemused. Äh, kasum aktsia kohta oli parem, kui analüütikud ootasid, lausa 22 senti. $1.59 oli, analüütikud ootasid 1.37 võrreldes eelmise aastaga peaaegu 9%. kasvas käibe ja käibe vastas analüütikute ootustele, noh siin napilt oli kõrgem. Kusjuures, kui vaadata nagu segmentiti, siin ka igal pool tuli kasv, et Põhja-Ameerikas müügid kasvasid 8%, rahvusvaheline müük kasvas 5%. Ja kõige kiiremini kasvas Amazoni AWS ehk need pilveteenused peaaegu 17%. Ja ka tegelikult reklaamiteenused ka kasvasid 19%. Järgmiseks kvartaliks põhimõtteliselt mingit üllatust ka ei pakkunud, et pakuti enam-vähem sama numbrit, mis analüütikud ootasid. mõned huvitavad graafikud siis Amazoni üldine siis käibekasv, siin me näeme, et ta on siin juba mitu kvartalit, et 10%-st madalam, järgmiseks kvartaliks ennustatakse no enam-vähem sama, ehk põhimõtteliselt kui tugev kasv oli Amazonil varem, 2009 alates ja siis kuskil alates 2021. noh, Amazon on juba piisavalt suur käibekasv, seda on raske juba sellise tempoga nagu varem 40-30% kasvatada, et hetkel me näeme, see on pigem siis 10% juures, mõni kvartal madalam, mõne kvartal kõrgemal tasemel, aga see on ka päris tubli kasv tegelikult sellise nagu mahu juures, nagu Amazonil on. ja ülemine graafik näitab meil siis sellist nagu kiiremini kasvavat segmenti Amazonil, mis on siis Amazon Web Services, põhimõtteliselt see on kasvanud siin meil 17% ja järgmisteks kvartaliteks me näeme ka, ennustatakse enam-vähem sama kasvu, see on ka võrreldes ajalooga veidi aeglustunud, et siin vahepeal oli lausa 40%, aga ka päris tubli kasv, et 2 korda kiirem enam-vähem kui üldine kasv. ja Amazonil tegelikult päris palju ärisid, et siin ma tõin välja ka sellist nagu Amazoni ökosüsteemi, et mis Amazonile kuulub, et äh, see nagu kauplus, mis neil on või see peamine asi, mis kõik teavad, on see, kus Amazonist midagi saab osta, aga neil on tegelikult olemas ka selline nagu kauplused Ameerikas, Whole Foods, Amazon Music, AWS ja siin me näeme ka Amazon Robotics, väga palju erinevaid selliseid nagu ärisid, neil on maksed, reklaam, mis me vaatasime ja healthcare'i nad ka tegelikult läksid juba oma telehealth teenusega. nii et see on päris suur selline juba kontsern, võib öelda.
esialgselt e-poest välja kasvanud ja endiselt päris hästi kasvab. ja ta on kasumlik ka tegelikult, et üsna kaua noh, Amazonil kasvas käibe jõudsalt, aga ta oli kahjumlik või väga pisikese kasumiga, et nüüd tundub, et nad hakkavad sellest suurest käibest ka rohkem kasumit välja võtma, et siin me näeme Amazon profit margin viimases kvartalis on jõudnud rekordkõrgele tasemele, et vahepeal 2022 ta oli languses ja siis sellest ajast alates on olnud ilusas tõusvas trendis. Kui vaadata segmenditi, siin on operatsiooniline marginaal välja toodud. me näeme, et siis rahvusvaheline juba neljas kvartal järjest, rahvusvaheline äri on plussis, kõige madalam marginaal on muidu siin hetkel. Põhja-Ameerikas on tublisti kasumlik, siin üle 6% operatsiooniline marginaal ja mis on olnud kogu aeg päris hea kasumlikkusega, on AWS, Amazon Web Services, siis pilveteenused. ja siin me näeme tegelikult, et kasumlikkus, operatsiooniline marginaal on aina kasvab, et hetkel on jõudnud ka rekordkõrge tasemele 39,4%. nii et see on selline nagu rahalehm, võib öelda, Amazoni jaoks ja see kõige rohkem mõjutab siis seda üldist kasumimarginaali. Kuidas aktsia hind meile reageeris? Väikse käpiga kõrgemale, +3%, neljapäeval hüppas ja reedel jäi kauplema samal tasemel. Siin me näeme visuaalselt need tulemused ka kvartaalselt. Esimene kvartal on tavaliselt nõrgem, neljas on tavaliselt siin paistab silma kõige parem, no kõige rohkem seal ostetakse jõuludeks, uusaastaks kingitusi. aga võrreldes siis eelmise aasta esimese kvartaliga me näeme, et siin on olnud ka kasv. ilusti me näeme, et kasum kasvab, nägime just ka, et see profit margin on kasvamas ja vaadates TTM trailing 12 months, kus meil on ühes kvartalis 12 kuud, et just selliste nagu sesoonsete käivete puhul TTM graafik annab parema arusaama, kuidas nagu äri läheb ja siin me näeme, et ilusti tegelikult käibe kasvab, kasumlikkus kui ilusti siin paraneb ja kasum kasvab. nii et Amazon on, näeb välja päris hea. vaadates valuatsiooni, P/E ratio 31 hetkel, tulevane 26, noh, selline keskmisest natukene kõrgem, siin seda meile ütleb ka Guru Foxi valuatsioonimudel, modestly overvalued, veidi ülehinnatud. vahepeal oli palju rohkem ülehinnatud, siis selle suure korrektsiooniga, mis oli, läks nagu normaliseerus. aga noh, muidugi ma tahaks siia investeerida, aga mulle meeldiks rohkem investeerida, kui ta oleks alahinnatud, nagu ta oleks näiteks, oli näiteks 2023. nii et jah, see on ka üks põhjus, miks ma selliseid nagu suuri hetkel ei kiirusta investeerima, sest nad on küll läinud odavamaks, aga nad ei ole siiamaani odavad, nagu nad võivad olla ja kus tekivad täiesti head sellised nagu investeerimisvõimalused. järgmine kvartal tulemus Apple'i poolt. siin me näeme pildil kõik Apple'i tooted, füüsilised tooted siis ja Apple raporteeris ka kasumi, mis oli parem kui analüütikud ootasid, aga käibe vastas analüütikute ootustele. iPhone'ide müük isegi nagu ületas natukene ootusi. Apple tõstis dividendi 4% ja lisaks lisa 100 miljardit nad suunavad aktsiate tagasiostudele. et Amazon teeb ühe suurimatest aktsiate tagasiostust üldse turul. Äh, mis me siin näeme, et siin on just välja toodud iPhone'i käibe oli parem kui analüütikute ootused lausa 1 miljardi võrra. ja võrreldes eelmise aastaga ka see on kasvanud. Äh, siin graafikul me näeme siis erinevad teeblitoodet, ülemine kõige rohkem nad müüvad siis iPhone'e. noh, me näeme seda graafikut tegelikult, et see on üsna kõikuv siin ka sesoonselt ja alates 2019 võib öelda, et siis siin iPhone'ide müük eriti ei kasva. sama käib ka wearables ehk siis erinevad siis neil kellad ja kõrvaklapid ja
Mac ja iPad siin ka tegelikult väga palju ei kasva. et ainukene asi, mis Apple'il kasvab, on services ehk sellised nagu teenused, mis nad pakuvad, erinevad Apple Store, Apple Music ja põhimõtteliselt see kõik, mis tuleb iPhone'iga kaasa. Äh, Rääkides tariifidest, siin on huvitav kaart, mis näitab meile, kust kohast tulevad Apple'i tarnijad, et põhimõtteliselt kust nad saavad, kus on erinevad siis tehased, kus tehakse komponendid või siis muud mingid teenused Apple'ile pakutakse. põhimõtteliselt, et iPhone'i kokku panna, on vaja kõik need teosed, mis on siin kaardil välja toodud, me näeme, et siin on neid päris palju. Jaapanis, Lõuna-Koreas, natukene on Filipiinidel, Singapur, Malaisia, Tailandis, siin põhimõtteliselt Vietnamis, Aasias ja kõige suuremad on siis meil siin Hiinas ja Taiwanis. Viimasel ajal räägitakse palju, et hakatakse Indiasse suunama, noh, kui me vaatame Indiat hetkel, siis siin tundub olevat veel üsna vähe Apple'il ja tegelikult noh, siit selge, et täielikult asendada seda Hiinat Indiaga vähemalt hetkel kindlasti Apple ei saa. Ja tegelikult Ameerikasse tuua kogu seda värki, mis on siin neil loodud, kogu seda nagu tarneahela on ka, tundub olevat päris võimatu ja kui Trump kehtestab siin tariifid kogu sellele nagu alale, siis tegelikult noh, see mõjutab Apple'it nagu väga palju, seega ma arvan, et eks nad lepivad seal midagi kokku, kuidagi leiavad need võimalused, kuidas teha niimoodi, et põhimõtteliselt Apple'i jaoks, no kindlasti Trump ei taha, et Apple läheks põhja, et see on üks olulisematest ettevõtetest Ameerika jaoks. Ja pigem midagi võib-olla siin suunatakse diversifitseerimiseks Indiasse, aga täielikult vist eriti lühikese aega pole võimalik siit kõik tõsta, eriti Hiinast Indiasse ja eriti kogu see tarneahel, mis siin on juba aastatega välja kujunenud, tõsta Ameerikasse. Nii et midagi võib-olla tõstetakse osaliselt, midagi tõstetakse Hiinasse, et rohkem siis hajutatakse seda Hiina osa, et siin oleks nii palju rohkem kontsentreeritud ja siis elu läheb edasi ilmselt. aga jah, kui ikkagi see kaubandussõja läheb karmimaks, kui seal tulevadki karmimad tariifid, siis tegelikult noh, Apple võib saada päris valusasti pihta, kas või ajutiselt. Jah, ja siin on veel huvitav kirjutatud, et 30, kõigest 30 127 tarnijatest Apple'i jaoks, neil ei ole olemas Hiinas mingit tehast või kohalolekut, et põhimõtteliselt me näeme, et siis kui suur kontsentratsioon Apple'il Hiinas on. Paar huvitavat graafikut Apple'i kohta, et teenused me nägime, et on ainuke selline nagu kasvav segment Apple'i jaoks ja nad kasvavad hetkel siis kiirusega 11,6%. me näeme, et see kasv ka on olnud varem siin kõrgemal tasemel, umbes siis 25% juures ja siis 2022 see oluliselt langes, taastus ja nüüd ka siis kuskil 11% juures pigem. Regiooniti Apple müük, kuidas on muutunud, me näeme, et ainuke koht, kus müük langes, oli siis tegelikult Hiina. Igal pool mujal, Ameerikas, Euroopas ja eriti Jaapanis on päris palju kasvanud Apple'i müük. nii et toodetakse Hiinas palju, müüakse Hiina vähem. Ja siin me näeme ka graafikutega, et siin me näeme, kuidas Apple reageeris oma kvartaaltulemustele, et aktsiahind siin langes 4%, noh, kui vaadata sellised nagu hiljutised liikumised, siis see langus ei tundu üldse siin väga suur. kuidas edasi siin hind võib liikuda, me räägime täna veel aktsiate tehnilise analüüsi plokis täpsemini. Aga siin veel vaatame siis kvartaalselt.
me näeme, et Apple'i puhul ka neljas kvartal siin paistab silma, et neil on kõige parem müük just neljandas kvartalis, kõige rohkem iPhone'i vist ostetakse kingitusteks ja esimeses kvartalis on tavaliselt veidi nõrgem, kuigi siin me näeme, et lõpuks neil natukene kõrgem vist müük tuli kui eelmine aasta esimene kvartal. aga üldiselt jah, väga stabiilne, eriti kui vaadata siis DCM, me näeme, et siis vahepeal oli ka langus, viimast 3 kvartalit siin väike tõus, aga siin 400 miljardi juures ikkagi tundub olevat müük hetkel stabiliseerunud, stabiilne kasum, suht hea ja hetkel valuatsiooni näitajad siis P ratio 32, tulevane 26, Guru Fox evaluatsioonimudeli järgi ka fair'i value'd selline õiglaselt hinnastatud. noh, mitte kasvava ettevõtte puhul võib-olla natukene isegi natukene kõrgemad näitajad jällegi, kui saab Apple'it odavamini, siis on parem, aga neil kasumakse kohta ikkagi jätkab kasvamist, isegi kui üldkasum ei kasva, sest nagu ma mainisin, et nad teevad päris suurt tagasioste, et just nägime, et see kvartal ütlesid, et veel 100 miljardit suunavad sinna ja siin graafikul me näeme, et iga kvartal põhimõtteliselt roheline tulp, et kui palju protsentuaalselt aktsiatest otsustatakse tagasi, et siin kuskil 4,7% esimeses kvartalis ja sinised tulbad on aktsiate arv, et see on kogu aeg väheneb. põhimõtteliselt isegi kui kasum jääb samal tasemel, aktsiate arv väheneb ja kasum aktsia kohta läbi selle kasvab ja siis P ratio läbi selle ainuüksi võib paraneda. järgmine kvartal tulemus Microsofti poolt. Microsoftil tuleb tulemused parem kui analüütikud ootused nii käibe kui ka kasumi poolest. me näeme, et kasum oli $3.46 aktsia kohta, analüütikud ootasid 3.22 ehk põhimõtteliselt 24 senti oli parem ja käibe kasvas 13,3% võrreldes eelmise aastaga, ka oli siis parem kui analüütikute ootused. Amazoni pilveteenused kasvasid üsna tublisti. Azure me näeme, et 33% kasvas, 35% kui võtta sellised nagu valuuta kõikumised välja, CC tähendab constant currency, et kui valuuta ei kõiguks, siis tegelikult see käibekasv oleks 35%. aga jah, dollar, me nägime, et nõrgenes tegelikult läbi selle, siis dollarites see kasv tuli väiksem. ja mis siin veel huvitav, Intelligent Cloud ka kasvas päris tublisti 21%, tegelikult siin allpool me näemegi just seda Azure, Amazoni pilveteenuste, nende kasvu, et siin see on just meil 33%. üldiselt ka natukene see kasv aeglustumas, aga ikkagi noh, siin oli üldse rohkem kui 45%, et hetkel 35 ikkagi. Microsofti Azure pilveteenus kasvab päris tublisti, järgmiseks kvartaliteks me ka näeme, et siin õnnestutakse sama head kasvu ja mis on huvitav, et sinised tulbad siin näitavad, kui palju siis ai teenused, siis tehisintellekti teenused, kui palju nad siis andsid juurde sellele Azure pilveteenuste kasvule. ja me näeme, et siis, kui nad ilmusid, siis nad andsid 1%, aga ajaga see on kasvanud ja selles kvartalis põhimõtteliselt 16% sellest kasvust, mis siin oli see kvartal pilveteenustest, 16% tuli juba tehisintellekti teenustest. ja viimane graafik näitab meile siis ka erinevad segmendid, käibed, Intelligent Cloud, kelle sinine koolane on siis productivity and business processes ja sinine on more personal computing, et see on ainuke siis koht, kus sellist nagu kasvu ei toimu, see ongi just sellised nagu Windows, Office teenused vist ja need on rohkem sellised nagu pilveteenused ka, mis rohkem kasvavad. ja Amazonil ka tegelikult noh, või Microsoftil, kui me räägime Microsoftist, tegelikult siin on ka päris palju juba ärisid Microsoftil on, et see Windows, LinkedIn neil tegelikult on, Teams, Office, erinevad asjad, Azure, Xbox Gaming ja muud cloud teenused, et põhimõtteliselt ka selline päris suur kontsern juba.
Microsofti käibe, siin graafikul me näeme kvartaalselt Amazonil sellist nagu sesoonsust siin olulist ei ole, kuigi neljas kvartal on ka natukene paistab siin tugevam. Et Xbox'i võib-olla ostetakse rohkem, aga üldiselt me näeme siin iga kvartal ilusti kasvab väga hea marginaalsus, kui palju kasumit nad suudavad sellest käibest välja võtta. Ja see ka kasvab ja vaadates TTM numbrid, trailing 12 months, siin me ka näeme ilusat kasvu käibes, kasumis, valuatsioon hetkel 33, P ratio 33,6, tulevane peaaegu 29, natukene kõrgemad võib-olla, aga samas siin on palju parem kasv näiteks võrreldes Amazoniga ja Apple'iga. Ja aktsia hind reageeris ka suht palju paremini, +8% me näeme siin tublisti hüppas kõrgemale. Ja GuruFoxi mudeli järgi tegelikult ka fair'i value't õiglaselt väärtustades, et just Microsoft selle langusega siin veidi rohkem alahinnatuks muutuski. Äh, Microsoft muidu tegi ka rohkem tagasioste, siin me näeme kuni 2023 ja siis hakkasid rohkem andmekeskustesse, AI-sse investeerima ja siis vaba raha enam tagasiostudeks ei jäänud, rohkem oli sinna suunatud 4 kvartalit ja 2 viimast kvartalit natukene hakkasid uuesti tegema need tagasiostud vaikselt. Aga jällegi mitte nii palju nagu varem, et pigem siis Microsoft endiselt veel investeerib ja neil endiselt on nagu päris tubli kasv. Meta, järgmine kvartal tulemus, Meta raporteeris kasumi, mis oli parem kui analüütikud ootasid. 6,43 oli kasum aktsia kohta, analüütikud ootasid 5,23 ehk $1.20 parem kui analüütikud ootasid. käibe on parem, 16% kasvanud võrreldes eelmise aastaga. Ja põhimõtteliselt mis siin veel, et siin 6% võrreldes eelmise aastaga kasvas daily active people, ehk kui palju inimesi kasutab, 3,43 miljardit inimesi kasutab siis igapäevaselt Facebooki või Metaga seotud neid äppe, kõik, mis neil seal on. Ja põhimõtteliselt prognoosi, mis nad andsid järgmiseks kvartaliks ka, siin mingit üllatust ei olnud, enam-vähem sama nagu analüütikud ootasid. aktsia hind reageeris esialgselt kasvuga 4% ja siis tegelikult reedel me nägime veel edasist tõusu aktsia hinnas ehk suht positiivselt reageeris. Kvartaalselt me näeme, et siin ka väike sesoonsus olemas, neljas kvartal on natukene paistab silma Meta puhul, esimene natukene nõrgem, aga võrreldes esimese kvartaliga eelmine aasta, siin me näeme ikkagi kasvu, et kasum siin tublisti kasvas ja vaadates TTM numbrid, et siin me näeme vahepeal 2022, 2023 käibe jäi seisma ja siis hakkas uuesti ilusti kasvama ja ka kasum ilusti kasvas. Peer ratio 23, tulevane 21. Ka tundub olevat natuke kõrgemad võib-olla, et Guru Foxi valuatsioonimudel ka meile ütleb, et modestly overvalued, et isegi juba ülehinnatud, et vahepeal oli väga palju ülehinnatud selle langusega. No enam-vähem läks õiglase valuatsiooni juurde ja nüüd hakkas uuesti tõusma, uuesti läks veidi ülehinnatumaks. Et me näeme, et siin vahepeal oli kõige parem selline nagu ostukoht, mis mina ka oma pensioni investeerimiskontol kasutasin ära, et siis kui Meto oli päris palju allahinnatud, et siin oli kõige parem selline nagu ostukoht. Noh, järgmine tekib siis, kui jällegi mingi suur negatiivsus Meta vastu tuleb ja ta muutub rohkem allahinnatuks. Järgmine kvartal tulemus, mis me vaatame, on Starbucksi oma. Starbucksil ei tulnud päris head tulemused, kasum aktsia kohta oli halvem kui analüütikud ootasid, käibe tuli sama nagu analüütikud ootasid, aga kui võtta niimoodi nagu äh, nende müügipunktide müügid, siis keskmiselt siis müügipunkti kohta müük isegi langes 1%. Põhimõtteliselt siin segmentidi ka on näha, et Põhja-Ameerikas
see langes just 1%, aga international isegi natukene, rahvusvaheliselt natukene isegi tõusid. Teises kvartalis nad avasid 213 uut kohta ja kokku Starbucksil on üle 40 000 müügikohta tegelikult, et päris suur kohvikett. Nii, kuidas need tulemused välja näevad siin kvartaalselt? Noh, me näeme, et võrreldes eelmise kvartaliga veidi langes, siin me näeme juba kvartaalselt kasumilangus on toimumas ja TTM numbrid me ka näeme, et põhimõtteliselt kuni 2023 oli siin kasv ja siis hakkas selline nagu stagneerimine vaikne käibes, kasumis. Ja kui vaadata valuatsioonimeetrikut, siis tegelikult P-ratio on 31 peaaegu, tulumine 27 ja võttes arvesse, et Starbucks hetkel enam ei kasva, vaid pigem nagu temal stabiliseeris käibekasum, siis tundub olevat pisut nagu kõrge. samas, kui vaadata sellist Guru Fox evaluatsioonimudeli, siis siin tegelikult modestly undervalued. See mudel ütleb, et selle järgi tegelikult ta on veidi alahinnatud, et ilmselt siis ennustatakse, et kasv ikkagi tuleb tagasi, kuigi siin me juba 2 aastat ei näe seda. Gurud ehk sellised nagu tuntumad, edukamad fondijuhid, mida nemad teevad, et siin on ka huvitav, ma vaatasin seda graafikut ja siin on näha, et viimastel kvartalitel tegelikult noh, näiteks seda langust nad siin tundub olevat, et ostsid välja. Nüüd esimese kvartali kohta meil veel andmeid ei ole, et nad varsti peaks tulema, aga kuna siin on ka selline suurem langus on toimunud, et huvitav vaadata, kas kuurud on siis esimeses kvartalis ka Starbucksi juurde ostnud, et nad ikkagi usuvad veel sellesse edasisse kasvusse või mitte, et noh, kui numbrid tulevad välja, ilmselt siis vaatame neid üle. aktsiahind reageeris ka siin üsna huvitavalt, et kõigepealt tulemused ei ole head, siis aktsia avaneb –5% või isegi madalamal tasemel sulges –5%, et natukene siis paremal tasemel, aga järgnevatel päevadel tõus jätkus ja põhimõtteliselt sulgesime samal tasemel nagu enne kvartaltulemust, et nagu poleks midagi juhtunud. et siin on ka selline nagu huvitav tehniline patern, mis me täna ka siis vaatame, et siin võib olla selline kauplemiskoht, kus aktsiahind halvale kvartaaltulemusele kõigepealt reageerib negatiivselt, aga siis järgmiste päevade jooksul kõik ostetakse välja, et see on tegelikult tehniliselt näitab siin lühiajaliselt sellist nagu tugevust, et vaatame täna, kuidas seda saab siis kaubelda. järgmine meil on Visa. Visa raporteeris ka tulemused parem kui analüütikute ootused, me näeme, et käibe oli veidi parem kui analüütikute ootused ja kasum aktsia kohta oli ka parem kui analüütikute ootused, 2,76, analüütikud ootasid 2,68. ja Visa ka teeb päris palju tagasioste ja nad siis autoriseerisid uue 30 miljardise aktsia tagasiostuprogrammi, et siin me näeme siis Visa aktsiate tagasiostud, et siin üks kvartal nad tegid üldse päris suure tagasiostu, et 4,5% kõikidest aktsiatest ostsid tagasi. Muidu siin iga kvartal umbes 0,5% aktsiatest ostetakse tagasi ja siin aktsiate arv kogu aeg väheneb. Et temal nagunii siin me näeme, kasvab nii käibe kui ka kasum kvartaalselt. käibe iga kvartal suureneb, et siin ka väikest sesoonsust on näha, aga muidu suht sirgjooneliselt ülespoole. vaadake, kui tugev kasumlikkus tal on, ehk põhimõtteliselt sellest käibest ta suudab nii palju siis puhaskasumiks välja võtta, et väga-väga kasumlik kasvab, vaadates TTM numbrit, et siin näeme veelgi sujuvamini, kuidas Visa nagu pidurdamata rong, et kasvatab iga kvartal käibet ja kasumit ja no muidugi nii palju kasumit, et mis sa sellega teed, et sul on selline nagu rahalehm, et siis päris palju suunatakse siis sinna aktsiate tagasiostudesse. Valuatsioon hetkel 35, P-ratio 27, forward P-ratio, et forward paraneb mitte tänu ainult sellele, et kasum kasvab, vaid ka sellele, et aktsiate arv väheneb tänu tagasiostudele. Ja Visa hetkel siis Guru Fox valuatsioonimudeli järgi modestly overvalued, et veidi juba ülehinnatud.
Visa puhul on huvitav, et ta väga palju allahinnatuks tavaliselt ei lähe, et noh, ta on nii stabiilne rahalehm, et põhimõtteliselt siis, kui tekivad sellised nagu allahindlused selles aktsias, et seda suht kiiresti ostetakse välja, nii et siin on, kui ta muutub väheselgi määral natukene allahinnatuks, seda tuleb kohe osta. Ja siin me ka näeme, et põhimõtteliselt siin isegi väga palju allahinnatuks ei läinud selle viimase korrektsiooniga, et osteti kõik välja enam-vähem juba. Et selline nagu tugev ettevõte on Visa. Mastercardil on midagi sarnast, et ma ei hakanud isegi Mastercardi kvartaaltulemust siit välja tooma, sest nad Visaga on väga-väga sarnased. Järgmine kvartaaltulemus, mida tahaksin üle vaadata, on Cadence Design Systems. Cadence on siis firma, üks kahest firmast maailmas, mis pakub siis sellist nagu kiibi disainimise tarkvara ja kõik, mis on sellega nagu seonduv, et väga tähtis tänapäevasel maailmal, kus meil on kiibid põhimõtteliselt igal pool hetkel ja aina rohkem neid tuleb tulevikus. Ja Cadence raporteeris üsna head kvartaaltulemused, kasum aktsia kohta oli parem, kui analüütikud ootasid ja käibe tuli sama, nagu analüütikud ootasid. Aktsia hind siin reageeris tõusuga 6% ja siis järgmistel päevadel me näeme, et siin jätkas isegi tõusu. Kvartaalselt natukene väiksem käibe võrreldes eelmise kvartaliga, võrreldes esimese kvartaliga eelmine aasta siis ikkagi parem käibe kui ka kasum, me näeme, et siin ilus kasum olemas, TTM-numbrid vaadates sujuvalt, siis me näeme, et kvartaalselt käibe kasvab, kasum ilusti kasvab, et ka päris hea selline kasvav kasumlik ettevõte, mille siis toodet on jätkuvalt väga palju vaja ja läheb vaja tulevikus, et siin me näeme siis tema hinnangud, kuna ta natukene kiiremini kasvab, siis siin P ratio ka kõrgem, 78, forward P ratio peaaegu 40, et üsna kõrged, aga Guru Fox ütleb, et see on tegelikult selle firma puhul õiglane hinnang, et fair'i value'd Guru Foxi mudeli järgi. Selle korrektsiooniga, mis vahepeal oli, tegelikult ta läks siin veidi rohkem allahinnatuks, et oli hea selline nagu ostmiskoht selles aktsias, et ma ühte oma investeerimisportfellisse natukene kasutasin ära seda langust, natukene soetasin neid aktsiaid. No järgmine kvartaal tulemus meil on Spotify. Spotify Technology, siis on täisnimi. Kõik teavad, mis on Spotify ilmselt ja Spotify üllatuslikult raporteeris tulemused, mis ei vastanud analüütikute ootustele, et siin kasum tuli palju halvem, kui analüütikud ootasid. ootused oli 2,3, tegelikult tuli 1,15, 1,16. Käibe tuli veidi halvem, kui analüütikud ootasid ja aktsia hind kõigepealt reageeris ka langusega -3%, aga suht kiiresti järgnevatel päevadel osteti kõik välja ja aktsia isegi läks kõrgemale tasemele, kui oli enne kvartaaltulemust. ehk põhimõtteliselt selline nagu seda negatiivset tulemust võetakse pigem nagu selline ajutine nõrkus. Vaadates kvartaalselt, no siin on ka näha tegelikult, et käibe ilusti kasvab, oli viimane kvartal rekordkäibe, kasum natukene vähenes võrreldes eelmise kvartaliga, muidu me näeme, kuidas ta on siin muutunud kahjumlikust kasumlikuks firmaks ja kuidas kasum nüüd kasvab. Vaadates trailing 12 months, siin on ka väga hästi seda näha, kuidas käibe siin iga kvartal kasvab ja kuidas ta on muutunud kahjumlikust firmast kasumlikuks firmaks ja kuidas kasum on nüüd kasvamas. Ja edasise käibekasvuga siis tegelikult neil peaks kasvama edasi ka kasvama. Seda ütlevad meil forward peer ratio näitajad, hetkel peer ratio on ülikõrge, 106, aga ta peaks väga kiiresti juba paremaks minema, 45,6 juba ennustatakse järgmise aasta peer ratio'ks. GuruFox valuatsioonimudel ütleb, et Spotify on hetkel oluliselt ülehinnatud. Me näeme, kui sellest nagu keskmisest valuatsioonist umbes 50% või 100% kõrgemal tasemel, et ta peaks kuskil $300 juures olema. Selle õiglase või GuruFoxi valuatsioon isegi $218 hetkel.
No jällegi, ma olen neid graafikuid juba nii palju näinud, et kogu aeg vaatad seda ja siis mõtled, et no ta ei saa nii palju kukkuda. siin oli ka tegelikult samamoodi. ja vaatad 2 aasta pärast, saab seda aktsiat hoopis nagu allahinnatud tasemel osta. Hetkel jällegi tundub olevat Spotify nii suurt rallit teinud, nii fundamentaalselt tugev, et selle mudeli järgi tundub võib-olla, et see mudel on vale. noh, võib-olla, et siin nagu, kui paremad tulemused tulevad, et see hakkab natukene siin kiiremini kasvama, aga suht tihti ma olen näinud, et kuidas sellisest nagu väga ülehinnatud staatusest aktsia hind ikkagi teeb korrektsiooni, noh, kui meil eriti tuleb see majanduslangus ja veel üks languslaine turul, et võib-olla sellega siis me saame Spotify's suurema languse, siis tekib järgmine selline hea ostukoht Spotify aktsias. muidu jah, vaadates fundamentaale, tundub olevat üsna hea, et ümberringi vaadates ka päris paljudel inimestel on Spotify tegelikult olemas. Et kasutajaid on. Järgmine kvartal tulemus on üsna huvitav selline makseteenuste pakkuja platvorm Shift4Payments. Nad raporteerisid üsna hea kvartaaltulemuse, et siin kasum oli oluliselt parem, kui analüütikud ootasid, käibe oli parem, kui analüütikud ootasid. aktsia hind reageeris lausa 13% tõusuga, kuigi järgmistel päevadel korrigeeris tagasi madalamale. et siin tehniliselt ka vaatame, et mis see võiks tähendada, kuidas mina seda siis kauplemise teena see nädal vaatan, et aktsiate tehnilise analüüsi plokis vaatame täna täpsemini veel. Kvartaalselt võrreldes eelmise kvartaliga natukene siin käibe langes, 2 kvartalit järjest me näeme, et siin väike langus on toimumas, aga siin on ka näha sellist nagu sesoonsust põhimõtteliselt neil ja muidu on kasumlik, ka kasum natukene vähenes see kvartal. Ja siin on ka paremini vaadata TTM trailing 12 months, et selle järgi me näeme, kui võtta sellised nagu kvartaalsed kõikumised välja, kui igas kvartalis võtta nii-öelda trailing 12 months, jooksvad 12 kuud, siis siin me näeme, et tegelikult iga kvartaliga käibe kasvab, kasumlikkus hakkas siin kasvama ja üldiselt tundub olevat üsna okei, kõik sellele ärile läheb. vaadates P ratio't 28 ja tulevane juba 13, et see on juba päris hea hinnang tegelikult kasvava kasumliku ettevõtte puhul. ja vaadates Guru Fox evaluatsioonimudeli, siis siin tegelikult ta ka ütleb, et õiglaselt väärtustatud hetkel. et see tundub olevat üsna huvitav. Kasvav kasumlik ettevõte, mis ei ole väga kallis. Järgmine kvartal tulemus. Ma loodan, et ei ole veel väsinud kvartaaltulemuste eest, et hästi palju oli neid kvartaaltulemusi ja päris palju huvitavaid, et vaatame, et siin mõned on veel jäänud. Eli Lilly, järgmine, et siis Ameerikas kaalu langetamise ravimitootja. Ta raporteeris kvartaaltulemused, no enam-vähem vastasid analüütikute ootustele, et kasum oli nats kõrgem kui analüütikud ootasid, käibe enam-vähem sama. aktsia hind reageeris peale suurema langusega, -11%. aktsia hind siin kukkus, kuigi ta on siin juba pikemalt aega selles mõttes edasi-tagasi käib külg suunas, et pole palju liikunud viimasel ajal. Noh, see on ilmselt seetõttu, et ta on enne seda siin ajaloos tublisti kasvanud ja nüüd põhimõtteliselt aktsia hind ootab lihtsalt, kas reaalselt rahavood jõuavad ka sellele tasemele, mida aktsia hind juba ennustab. Ja kui me vaatame kvartaalselt, siis me näeme, ilus kvartal siin tuli natukene väiksem kui eelmine kvartal, aga võrreldes eelmise aastaga tubli kasv. Kasum siin natukene kõikub mõned kvartalid, aga üldiselt ka kasvutrendis, et kui vaadata TTM numbrit, siin me ka näeme alates 2023 just suuresti tänu nende kaalu langetamise ravimile hakkas käibe kasvama, siin kasumlikkus hakkas paranema. et ka väga tugev selline kasvav kasumlik ettevõte, ilmselt selle kaalu langetamise ravimi järgi nõudlus aina kasvab tulevikus, me nägime eelmistes saadetes ka seda äh,
TAM graafikud, Total Addressable Market ehk põhimõtteliselt selliste nagu nende ravimite turg, mis hakkab olema, et see turg ainuüksi hakkab kasvama ja Eli Lill peaks ka seal turuosa kasvama tegelikult. Hetkel P-ratio 68, tulevane 27,7 ja Guru Focus ütleb, et tegelikult nende kasvu puhul see on juba päris hea hinnang, modestly undervalued isegi, et veidi allahinnatud. Siis see aktsia hetkel on Guru Focusi mudeli järgi. ja viimane, oli vist viimane kvartaaltulemus meil Airbnb. Airbnb raporteeris siis meil kvartaaltulemuse, mis oli natukene parem kui analüütikud ootasid, no enam-vähem võib-olla ta sama, et kasum 0,06 sendi parem kui analüütikud ootasid, käibe enam-vähem sama nagu analüütikud ootasid. aktsia hind ka palju ei liikunud, et +1%, siin natukene liikus reedel, et väga palju ei reageerinud selle kvartaaltulemusele. Airbnb-l on väga sesoonne äri, siin me näeme, kuidas kvartaalselt, et neil kolmas kvartal on kõige tugevam alati, siis neljandal ja esimesel toimub selline nagu rahunemine. Võrreldes eelmise aastaga siin on käibe nats parem, kasum vist isegi samal tasemel või isegi väiksem, ka üsna kõikuv, et siin ongi kõige paremini vaadata TTM numbers, numbrid trailing 12 months. Selle järgi me näeme, et Airbnb käibe kasvab, kasum siin ka natukene kasvutrendis, üldiselt siis kasvav ja kasumlik. Valuatsioon 31,5, tulevane P-ratio 26. Guru Focuse mudeli järgi tegelikult modestly undervalued, et veidi allahinnatud selle mudeli järgi. ja Airbnb tegelikult, kuna ta on juba kasumlik, genereerib vaba raha, et ta seda raha suunab ka tegelikult aktsiate tagasiostudele. me näeme, et siin viimased kvartalid nad on suht head aktsiate tagasiostu teinud, aktsiate arv on vähenenud. Eks see on positiivne. ja teiselt poolt, kui vaadata, mida teevad gurud, et tegelikult noh, siin ajalugu alates 2021, see on mahuliselt, siis on näha, et peale IPO-d siin mahuliselt rohkem gurud ostsid, vahepeal natukene müüsid, aga siis alates 2024 nad pigem ostavad, et siin viimase kvartali kohta jällegi meil ei ole veel andmeid, aga pigem gurud siis akumuleerivad seda Airbnb-d. ja me näeme, et ta tegelikult alates IPO-st polegi palju liikunud, et isegi hetkel saab natukene odavamini kui peale IPO-d seda aktsiat, aga vahepeal siis alates 2021 tegelikult siin käibe kasum on ka kasvanud ja hinnang on muutunud üsna juba huvitavaks. nii, see on kõik siis kvartaaltulemustega ja vaatame, mis meid ootab ees see nädal. See nädal meil väga palju majandusuudiseid ei ole, et kõige olulisem sündmus, mis meil toimub, on kolmapäeval Föderal Reservi siis intressimäära otsus. et vaatame, et nagu me täna nägime, siis kaheaastased Ameerika riigivõlakirjad juba ennustavad, et intressimäär peaks langema. Äh, ootused on siin tegelikult, et jääb samal tasemel, nagu oli varem, nagu Jerome Powell on öelnud. aga no vaatame, iga üllatus seal toob olulise volatiilsuse turule, ma arvan. et siis kolmapäeval hakkame jälgima, et see on siis umbes kell 9 meie aja järgi. See nädal meil tulevad ka kvartaaltulemused. Päris palju. Siin me näeme esmaspäeval tegelikult nädalavahetusel juba, et siin on pandud esmaspäeval enne turu avamist, aga juba nädalavahetusel Warren Buffett raporteeris oma Berkshire Hathaway kvartaaltulemused, need olid ka üsna head. Võib-olla järgmises saates siis vaatame mõned graafikud, et sealt oluline on just see, et nad ei ole ostnud oma aktsiat jätkuvalt tagasi juba mitu kvartalit ja nad üldse raha ei tea, kuhu panna hetkel, et neil on vaba raha hulk veelgi rohkem nagu kasvanud, et Buffett ütleb, et kõik on hetkel kallis, ei ole kuskile investeerida.
täna peale turgu sulgemist meil Palantir raporteerib kvartaltulemused, et Palanteriga mul oli üsna hea tehing hiljuti, et ma siin saates ka seda näitasin. Hims and Hers ka väga huvitav ettevõte raporteerib kvartaaltulemust, et täna me vaatame selle aktsia, et seal oli huvitav areng eelmine nädal ja ma eelmine nädal ka näitasin seda aktsiat nagu võimalik ostukandidaat, et mul oli endal ostetud ja tegelikult ta üsna hästi eelmine nädal käidus, et täna veel vaatame täpsemini varsti sisse. Kes veel raporteerib, siis teisipäeval Celsius Holding, Datadog, nendest, kes ma jälgin. Ferrari ka raporteerib teisipäeval, Ferrari aktsial on ka vahepeal peale IPO-d muidu päris hästi läinud. Siis teisipäeval peale turgu sulgemist pooljuhtide sektorist AMD, Supermicro raporteerivad kvartaaltulemused, siis meil on kolmapäeval enne turu avamist Uber, Walt Disney, Novo Nordisk raporteerivad peale turgu sulgemist Eplovin aktsia, mis ma hiljuti lisasin ka enda jälgimisnimekirja ja neljapäeval enne turu avamist Shopify huvitavamatest ja peale turgu sulgemist Trade Desk, Coinbase ja siis Brasiilia Amazon, Mercado Libre. Nii et jah, ka päris mitu selliseid nagu huvitavaid tulemusi, mida me siis järgmine nädal saame ka üle vaadata. Nüüd liigume saade teise osa juurde, kus me vaatame rohkem siis sellist nagu lühemaajalisemat vaadet ja tugevneme kõige rohkem turuindikaatoritele ja tehnilisele analüüsile. Alustame sellega, et vaatame siis, kuidas meil näevad kaks peamist indeksit, S&P 500 ja Russell 2000 nädalased graafikud. Noh, me näeme, et eelmine nädal S&P 500 jätkas tõusu peaaegu +3%, Russell natukene rohkem kui 3%. Et mis siin on huvitavat nädalasel graafikul, on see, et impulss, Elderi impulss muutus roheliseks, tähendab seda, et siin on nüüd shortimise keeld olemas ja teiselt poolt hind sulges kõikidest libisevatest keskmisest kõrgemal tasemel ehk põhimõtteliselt äh, suutis taastada päris tublisti sellest nagu langusest, mis siin oli. Ka Force Index me näeme, et ta on käinud siin vahepeal päris sügavalt, aga eelmine nädal see ka taastus ja läks siis positiivsele territooriumile. mitte väga palju veel, aga siiski see on siin oluline areng. Vaadates Russellit, noh, siin ta näeb natukene nõrgemat. Russell ei ole veel jõudnud oma libisevate keskmisteni, 26 ja 50 on siin graafikul välja toodud. ja ka Force Index on küll taastumas, aga pole veel plussini või positiivsele territooriumile jõudnud. Et Russell on nõrgem, aga muidu mõlemad ilusti taastusid, et Russell veel siin tõstis eelmine nädal natukene seda 200 nädalast libisevat keskmist ja see pidas vastu nagu toetus ja siis ta hakkas edasi tõusma. et üsna positiivne areng, vaadates nädalast graafikut. Vaadates päevast graafikut, siin ka S&P 500 kohe paistab silma, et ta läks kõikidest libisevatest keskmisest kõrgemale ja siis reedel sai 200 päevast libisevast keskmisest kõrgemale. Ehk põhimõtteliselt ka siin oli üsna tugev taastumine. Force Index me näeme siin päris hästi läks plussi ja isegi siin nädala lõpus hakkas veel tugevnema, et kinnitab sellist äh, ostusurvet meil. Russellis ka Force Indexi poolt üsna hea ostusurve on olnud, aga temal on siis 200-päevane libiseva keskmiseni on siin ruumi veel tõusta, et ta suutis 50-päevasest kõigepealt siis kõrgemale minna eelmine nädal, aga 200-ni pole veel jõudnud, et siin ka näha, et S&P hetkel on siis tugevam kui Russell. nii, üsna hea põrge on toimunud meil siis peale seda, kui turul on formeerunud põhi ja kõrgem põhi, et põhimõtteliselt enam-vähem nagu ma siin, mu peamine stsenaarium oli, siin hind areneski, et mis saab edasi. Lähme varsti TradingView juurde ja siis üritame aru saada. aga enne seda siis vaatamegi turuindikaatorid, et mis nad meile ütlevad selle nagu tõusu kohta, kas nad kinnitasid seda tõusu ja
mis nad võivad meile vihjata siis järgmisteks päevadeks, järgmiseks nädalaks. Alustame meie minu turuanalüüsi tabelist ja siit me näeme, et VIX endiselt on punane, aga ka natukene paranes, juba läks 22 juurde. Multivix lõpuks läks bullish olekusse, rämpsvõlakirjad jäid bullish olekus. New high, new low läks bullish olekusse ja pikaajaline S&P 500 läks neutraalolekusse, et siin me nägime päris mitmes indikaatoritest paranemist. Ka Industry Group, ta jäi küll bearish, aga ta oli juba väga-väga napilt sellest neutraalsest seisust, et ilmselt kui väga palju ei kukku see nädal, mingit üllatust ei toimu, siis tegelikult järgmine nädal ta võib lausa bullish'eks minna. Et üldiselt üsna hea paranemine ja täitsa bullish veel ei ole, et siin meil on veel punane ja Industry Group ka veel ei läinud neutraliga bullish'eks, seega selleks nädalaks ma panin sellise nagu ei ole juba enam üldse neutral, vaid rohkem selline nagu bullish neutral, et rohkem pulline, aga mitte veel nii-öelda nagu sajaprotsendiliselt kõik indikaatorite poolt, et täitsa rahulikku pulliturgu meil veel ei ole. Vaadates siis turuindikaatorit, alustame rämpsvõlakirjadest, et rämpsvõlakirjad juba taastusid enam-vähem samale tasemele tippude juures, kus nad olidki, et siin ongi just see graafik, mis me vaatasime täna, kuidas määrad ja aktsiad ennustasid erinevalt seda majanduslangust, et me näeme siin ka rämpsvõlakirjade poolt, et nad natukene langesid, samas kui S&P 500 langes palju paremini, et S&P 500 kartis nagu hullemat, suuremat majanduslangust, samas rämpsvõlakirjad nii palju seda ei kartnud ja nüüd taastusid põhimõtteliselt samale tasemele nagu varem. S&P võrreldes selle, nende tipptasemetega on endiselt veel madalamal meil. Ja kuhumaani ta võib taastuda, no tavaliselt S&P 500 taastubki rämpsvõlakirjade tasemeni juurde, et selle graafiku järgi me näeme, et siin endiselt on tõusuruumi olemas ja rämpsvõlakirjad ka, et eelmine nädal natuke väike jõnks allapoole oli, aga siis uuesti hakkasid taastuma, et nad ka ei näita siin hetkel sellist nagu nõrgenemise märki. Et see nädal ma vaatan, et kui rämpsvõlakirjad jäävad samal tasemel või jätkavad väikest tõusu, siis siin on suht tõenäoline, et ralli võib veel jätkuda, kuni siis rämpsvõlakirjade tasemeni vähemalt. võib ka kõrgemale minna. kui aga rämpsvõlakirjad jäävad seisma või siis hakkavad nagu langema rohkem, et siis me võime saada ka siis S&P 500-s ralli lõpu ja languse. Põhimõtteliselt selle pilguga ma jälgin siis rämpsvõlakirjad. Volatiilsus viiks eelmine nädal, me näeme ka, et langes terve nädal, et vahepeal siin kolmapäeval oli selline nagu jõnks kõrgemale, aga suht kiiresti ta tuli tagasi, et selline nagu väike paanikahetk oli turul. Kiiresti vaibus ja see nädal tahaks näha, et tegelikult, et tõus jätkuks, et need rämpsvõlakirjad peaks edasi langema, mitte rämpsvõlakirjad, vaid volatiilsus peaks edasi langema. Ja kui volatiilsus hakkab uuesti siin tõusma, eriti 30 tasemeni või kõrgemale, see oleks siis ohumärk, et ralli on läbi saanud ja siis võib tulla järgmine korrektsioon. ja bullish percent index ka hetkel veel näitab tugevust, ka kinnitab seda tõusu, mis on olnud, et eelmine nädal tõusis juba 70%-ni. noh, see on see tase, kus ta tavaliselt 78 hakkab juba vaikselt peatuma, ehk see nädal siis jälgingi, et kas ta hakkab juba siin nagu peatuma või läheb 80% veel juurde, toetamas seda tõusu. Päevasel graafikul üsna hästi näha, et tegelikult bullish percent indeks on taastunud siin agressiivsemini kui must joon S&P 500 ja tegelikult selle järgi S&P 500-l on siin potentsiaali veel tõusta on. Ja eriti kui bullish percent indeks läheb siin veel 20 tasemele, et siis S&P 500 veel võib üsna tublisti tõusta. samas kui bullish percent indeks jääb seisma ja hakkab langema, et see oleks see ohumärk, mis ma jälgiks ja siis hakkaks juba vaatama, et siis suurem korrektsioon S&P 500-l ka võib tulla.
aga hetkel jah, üsna tugevasti selline nagu gap neil olemas ka, et see on üsna tugevasti taastus, et vaadake, kuidas siin enne seda suurt langust vastupidi oli, et Bullish percent index kogu aeg nõrgenes, et läks madalamale isegi kiiremini kui S&P ja siis S&P tegi sellist nagu suuremat langust peale seda. siin nüüd meil on vastupidine olukord, et Bullish percent index isegi nagu taastub kiiremini kui S&P 500, kas see on siis vihje ka, et siis S&P 500 peaks kõrgemale minema, no eks varsti ikka näeme. ja suur tugevus tuli ka tegelikult meile new high, new low ehk uued tipud, uued põhjad indikaatorite poolt, täpsemini siis ühe kuu tipud ja põhjad. ja siin me nägime üsna huvitava arengu, kui vaatame seda MCAP, market capitalization based turukapitalisatsiooniga kaalutletud tipud ja põhjad ja me näeme, et siin tipud, roheline joon läks isegi 30 triljonist tasemest kõrgemale, et see tavaliselt kinnitab meil sellist nagu tõusvat trendi, siin me näeme viimane kord, kui ta läks sellest, tavaliselt peale seda, kui ta nii suurt tugevust näitab, turg veel mõnda aega tõuseb, aga siis tuleb meil korrektsioon, et siis turg muutub natukene juba ülehinnatuks ühelt poolt, teiselt poolt see nagu pooline impulss on nii tugev, et ta lihtsalt hind sellest nagu inertsist natukene veel jätkab liikumist selles suunas. nii et ilmselt me näeme selle tippude nagu langust 30-st madalamale mõneks ajaks, et ta väga kaua seal nagu ei jää, siis S&P 500 võib veel natukene tõusta, aga siis võib teha natukene sügavama korrektsiooni. põhjade arv muidugi siin hetkel seda veel ei ennusta, et see on siin väga madalal tasemel. kui me vaatame tükiliselt, siin ka on olnud üsna tubli kasv, et 1450-ni see on juba kasvanud, põhjade arv on praktiliselt kadunud, ka toetab siis põhimõtteliselt seda tõusu, aina rohkem aktsiaid teeb ühe kuu uue tipu. ja siin ka põhimõtteliselt ma jälgin sama asja, et kui see jätkab siin tõusu, see toetab edasist tõusu, kui tippude arv hakkab langema, põhjad jäävad samal tasemel, siis võib tulla väike korrektsioon, kui põhjade arv hakkab suurenema ka, siis võib tulla natukene sügavam korrektsioon. põhimõtteliselt sellised nagu mõtted hetkel vaadates need ühe kuu tipud ja põhjad indikaatori. ja nüüd vaatame siis TradingViews ka peamised indeksid ATR kanalitega ja siis mõned kauplemisidee, mis mul selleks nädalaks on. alustame S&P 500 indeksist. nädalane graafik. et nüüd me näeme, kuidas siin -3 ATR jällegi oli üsna hea koht, kus oli näha, et siit võib põrge olla, et läksime -3 ATR-ist natukene madalamale ja siis põrkasime sellest. et kui hea see miinus ja +3 ATR indikaator on ikkagi on. Indeksil eriti hästi toimib. ja nüüd see põrge meil on jõudnud põhimõtteliselt selle tasemeni, millest ma rääkisin siin kõik viimased nädalad, et põrge võib toimuda meil siin 20, 50 nädalase libiseva keskmiseni juurde. noh, nüüd põrkasime selle tasemeni ja sulgesime natukene isegi sellest libisevast keskmisest kõrgemal tasemel. et mis nüüd edasi saab? noh, nagu me vaatasime hetkel turuindikaatorid, nad näitasid sellist päris suurt tugevust ja lihtsalt sellest nagu impulsist me võime natukene veel kõrgemale tõusta, aga ilmselt siis mingi hetk on oodata juba järgmist korrektsiooni. kas sellest tuleb siis suur korrektsioon või siis tuleb kõrgem põhi ja edasi läheme kõrgemale, seda hetkel võib-olla veel natukene vara arutada, aga nii-öelda nagu lähinädala perspektiivis tundub olevat kõige tõenäolisem see, et võib-olla natukene veel tõuseme ja siis mingit sorti korrektsioon võib tekkida. võib-olla siis ongi kuni 3 päevani natukene veel tõuseme, siis kui tuleb Jerome Powell oma intressimäära otsusega, siis midagi toimub, et kas siis hakkab langema või siis vastupidi. kaks järgmist stsenaariumit, et see on see peamine, aga kaks järgmist stsenaariumit on üks rohkem pulline, et siit lähmegi kohe edasi, kuni võib-olla siis tipud testima, et see on selline vähem tõenäoline pulline stsenaarium ja vähem tõenäoline karune stsenaarium on see, et me hakkame siit kohe juba langema, ja siis läheme kohe madalamale. noh, see võib-olla natukene läheb kokku ka selle peamise stsenaariumiga,
lihtsalt sellist nagu lisatõusu ei tule, et võib-olla siit ka tuleb väike tõus ja kõrgem põhja või siis sügavam tõus. et nad enam-vähem nagu samad, siin on lihtsalt küsimus, et mis tasemest see langus hakkab, kas kohe või natukene hiljem. Vaatame, kuidas siis need realiseeruvad, vaadates päevast graafikut. no siin ka tegelikult natukene räägib selle poolt, et natukene võime veel proovida tõusta. Me näeme, kuidas eelmine nädal hind kõigepealt jõudis 50-päevase libiseva keskmiseni, siis see oli nagu vastupanu, tuli korrektsioon, korrektsioon tuli täpselt 22-päevase libiseva keskmise juurde, seda tõstis nagu toetus, siis murdis läbi 50-päevast, aga 200-päevane oli nagu vastupanu, siis reedel murdis sellest kõrgemale ja 100-päevast kõrgemale, et hetkel me näeme päevasel graafikul kõikides libisevates keskmist kõrgemal tasemel. Samas see pole veel kinnitatud, see läbimurdmine tegelikult, et üks päev ainult 200 ja 100 päevast libisevast keskmist kõrgemal tasemel. Põhimõtteliselt endiselt see veel nagu ei ole kinnitatud, et see vastupanu on läbi murtud, ehk võibki olla, et ta siit, kui siit kiiresti täna hakkab juba langema ja siin me saame võlts läbi murra sellest 200 päevast libisevast keskmisest, et siis me võib tulla ka kohe selline nagu suurem langus. peamine stsenaarium on muidugi mul see, et ikkagi siit proovime veel natukene tõusta, võib-olla siis selle või selle tasemeni, mis oli siis varem meil siis selline toetus, et võib-olla proovib selleni tõusta ja siis hakkab langema ja võib-olla testima seda 200 päevast. ühesõnaga siin vaadates päevast graafikut, mõlemad tunduvad olevat sellised nagu võrdsed tõenäosusega, et nii võrds läbi mure madalamale kui ka kõrgemale, siis kinnitab, et see on nagu läbi murtud. aga vaadates turuindikaatorit, siis see tundub olevat natukene rohkem tõenäoline hetkel, et proovime natukene tõusta ja siis võib-olla hakkama langema. ühesõnaga, iga stsenaarium näitab mul seda, et põhimõtteliselt selleks nädalaks on üsna piiratud juba tõusuruum, et ma ei leia väga palju selliseid nagu uusi ostuideed, et kõik aktsiad on juba põhimõtteliselt sel tasemel, kus on juba hilja siseneda, samas short imise signaali meil ka hetkel veel ei ole, et short ida on vara, pikaks minna on juba hilja. Ja tegelikult mul enda portfellis ongi enamik aktsiatest, mis ma ostsin varem siin või siin mõned isegi sellest ajast, nendest kahest triggeritest ja siin põhimõtteliselt, et need aktsiad, mis ma nendes kohtades võtsin, et hetkel siis võtan sealt kasumit juba osaliselt välja ja nagu ma mainisin, et uued sisenemised hetkel väga palju ei leia ja short imised ka ei leia, seega siis pigem siis jälgin see nädal rohkem, mis areneb ja siis kas hakkabki rohkem siis short'i või long'e tekkima nädala jooksul. eks me oma siis tasulises kanalis nädala jooksul veel vaatame, et võib-olla sealt tuleb meil midagi huvitavat juurde. nii, NASDAQ on üsna sarnane pilt. S&P 500-ga, et siin nädalasel graafikul ka suutsime kõikides libisevates keskmisest kõrgemale tõusta, et ka jõudsime selle sihini, mis ma näitasin ja siin me näeme järgmine vastupanu, et võib-olla proovibki enne kuni selleni tõusta, enne kui järgmine suurim korrektsioon tuleb. või tulebki meil üllatus, et lähme selle tasemeni, siis Jerome Powell midagi ütleb ja siis nii NASDAQ kui S&P proovivad lausa vastu +3 rallida. et see ka tegelikult ei ole selline nagu võimatu asi, et me oleme näinud küll, kuidas turg -3 kuni +3 teeb selliseid nagu ralle, et need ei ole küll igapäevased, aga võivad täitsa olla, noh, siit me näeme tegelikult ajaloos +3 -3, nii et vastupidine. et mõnikord indeksid liiguvad ka niimoodi. Vaadates Dow Jones, NASDAQ ja S&P on kõik suht sarnaselt nii nädalasel kui ka päevasel graafikul. Dow Jones lihtsalt natukene nõrgem, et siin me näeme, et ta natukene ei jõudnud veel oma 22 nädalase libiseva keskmiseni, aga muidu on olnud suht sarnane taastumine. ja päevasel graafikul ta on veidi nõrgem veel, et siit võib-olla tulebki vihje ka teistele indeksitele, et me näeme, et siin ta ei saanud sellest 200 päevast libisevast keskmisest kõrgemale, et põhimõtteliselt kui siit hakkama langema, ilmselt kõik teised indeksid lähevad järgi, kui Dow suudab ikkagi 200 päevast libisevast keskmisest kõrgemale
läbi murda, siis võib-olla siis saamegi natukene kõrgemale minna. ja kõige nõrgem meil hetkel siis Russell. ja nädalasel graafikul me näeme, et kui teised indeksid juba taastusid oma 20, 50 nädalase libiseva keskmise juurde, siis NASDAQ, Russell ei ole veel seda teinud, et küll sellest tasemest, mis on positiivne, kõrgemale tõusnud, aga pole veel jõudnud oma selle vastupanuni, et siis võib-olla üritab selleni tõusta ka või siis negatiivne stsenaarium, et see tase, mis oli läbi murtud, kui ta kiiresti sellest madalamale läheb, siis siin tekib selline võlts läbimurre sellest tasemest, et see oleks üsna negatiivne areng. Vaadates päevast graafikut, et rohkem vihjet saada, mis me siin näeme. No siin on näha, kuidas see tase oli ka oluline meil siin nädala jooksul, kuidas siin mitu päeva me testisime seda taset, ei saanud sellest kõrgemale ja lõpuks reedel murdsimegi sellest kõrgemale, et noh, kui täna lähme sellest tasemest uuesti madalamale, see on võltsläbimurre, siis taas peale võltsläbimurret meil tulebki selline nagu tugevam langus. Et see on üks asi, mis ma jälgin, muidu positiivne areng oleks, kui me siit lähme, et siin ta pole testinud veel seda 200 päevast libisevat keskmist, et võib-olla siis järgmine tõus kuni selleni võib olla. et sellised siis stsenaariumid võimalikud selleks nädalaks, et nagu ma mainisin, et jah, suht ei ole sellist nagu väga-väga suurt kindlust, mis suunas läheme, et juba sel tasemel, kus natukene kõrgemale võime minna, aga mitte väga palju ja siis mingi korrektsioon võib tulla. see võib tulla ka juba varem ja siis kolmapäeval, kes teab veel, mis tuleb, kui Jerome Powell esineb. et üsna jah, selline nagu natukene raskem prognoositav see nädal meil tuleb. Vaadates üksikaktsiad, et mis ma üksikaktsiatest näen, et alustame siis Nvidia aktsiast. Nvidias nädalasel graafikul näeme, et siin 100-nädalane libisev keskmine pidas hästi vastu ja see taastumine, mis meil algas, hetkel jõudsime juba 50-nädalase libiseva keskmise juurde. Päevasel graafikul meil tuli esimene märk, et see trend, see langustrend, mis siin oli, on juba pööramas ehk võib-olla siin nädalasel graafikul oodata edasist tõusu. vaatame, mis meil selleks on vaja siis päevasel graafikul näha. et mul endal endiselt siin positsiooni ei ole. Et siin on Nvidiat suht raske kaubelda, viimasel ajal ta on teinud siin päris palju gap'e, et siin me näeme gap, siin eelmine nädal oli gap, siin oli gap, et põhimõtteliselt Nvidia hästi palju mõjutatud uudistest viimasel ajal, et kas seal kiibit lubatakse Hiina müüa, ei lubata, saab siis tariifidest leevenduse, ei saa. põhimõtteliselt kõik see mõjutab, ta kõikub üsna palju, aga kui niimoodi nagu üldiselt vaadata, siis mis ma siin tõin välja, et enne meil oli selline langustrend, madalamad tipud, madalamad põhjud ja lõpuks meil formeerus siin kõrgem põhi ja siin meil tegelikult tekkis eelmine nädal kõrgem tipp võrreldes selle tipuga ehk põhimõtteliselt me saime esimese kinnituse, et siin on juba tõusev trend, seega me siin päevasel graafikul võiks juba vaadata, et noh, siin on muidugi see suurem vastupanu olemas 200 päevase libiseva keskmise näol. et võib-olla tuleb selleni teebki veelgi parema kõrgema tipu ja siis järgmine langus ja järgmine kõrgem põhi on juba päris hea ostukoht, et põhimõtteliselt see asi, see on see areng, mis ma Nvidias ise jään monitoorima, muidugi kui see jõuab siin enne kvartaaltulemust toimida, kvartaaltulemused meil olid vist mai lõpus, jah, 28 mai, noh, siin on veel aega seda kaubelda, et siis see pattern on see, mis ma jälgin hetkel võimalikuks arenguks Nvidias ja põhjuseks on see, et siis päevasel graafikul me näeme esimene märk, et trend pöörab, seega sellised nagu pullback'id üritaks siit no, osta. Apple'is mul ka positsiooni ei ole, aga siin ma vaatan siis sellise pilguga, et mis ta siit peale kvartaaltulemust nüüd hakkab tegema. ühelt poolt me näeme, et siin on langustrend, et madalamad tipud, madalamad põhjad ja siin ongi põrge vastu libisevaid keskmiseid ja nüüd hakkas langema. ehk põhimõtteliselt
Ta võib sobida lühikeseks müümise kandidaadina, kui ta jätkab siit langust, siis ta võib -3 noteerini langeda. see on üks variant, kuidas seda kaubelda. ja teine variant on võib-olla see, et ta ikkagi siit, meil on põhi, kõrgem põhi ja kui siit tuleb veel üks kõrgem põhi, siis tegelikult see võib olla selline nagu ostuvõimalus kuni siis 200-päevase libiseva keskmiseni või kuni selle tasemeni lausa. Ärge unustage, et Apple teeb suure buyback'i, mis me täna vaatasime ja nüüd nad tulemused raporteerisid, tegelikult nad hakkavad buyback'i uuesti tegema, et nad enne kvartaaltulemust peatuvad need, et nagu me eelmises saates vaatasime, tekib selline nagu buyback blackout periood, kus tagasioste ei tehakse, siis kui tulemused raporteeritud, siis nad hakkavad uuesti need tegema. et seega jah, see variant ka ei ole siin nagu välistatud, et kõrgem põhi ja siis proovime uuesti rallida. ja põhimõtteliselt kaks on nagu suht võrdsed arengud minu jaoks ja ma vaatan nii üht kui ka teist ja ma vaatan tunnist graafikut, et mis areng hakkab siin olema. Kui siin toimub, siis peale seda põhja meil siin, ta üritab natukene rallida ja siis formeerub madalama tippu, võrreldes selle tipuga ja hakkab uuesti langema, siis ma shordiks Apple'it. Kui aga ta siin selle põhjaga ikkagi läheb siit kõrgemale, ja siis natukene langeb ja teeb kõrgema põhja, siis päevasel graafikul me saame sellise nagu kõrgema põhja kinnituse, siis ma pigem siin ostaks Apple'i. ehk põhimõtteliselt mul on siin kaks stsenaariumit, hetkel on mõlemad võrdse tõenäosusega ja ma jälgin, et kui üks neist realiseerub, siis ma olen valmis siin kas short ima või siis võtta pikka positsiooni. Pikk positsioon, arvestades Apple'i tagasiostud ja see, et nad veel 100 miljardit sinna panevad, et see oleks nagu fundamentaalselt ka lihtsam tehtav. Aga noh, eks me vaatame, kui tehniliselt ikkagi näitab seda langust, siis võib-olla tuleb ka veel üks selline nagu languslaine. tulevikku nagunii keegi ei tea ja vaatame, kuidas siis hakkab arenema. Hims and Hers, siin oli päris hea areng selles aktsias, et ma seda tõin just eelmine nädal välja, kuidas ma siin võtsin pika positsiooni ja miks ma võtsin pika positsiooni, et ka väga huvitav järel üle vaadata võib-olla eelmise nädala videost. aga jah, siin me näeme, et see üsna hästi siin toimis, et kohe peale mu sisenemist praktiliselt hind hakkaski siin taastuma. 200-päevane libisev keskmine oli hea toetuseks siin. ja siis meil vahepeal tuli ka uudis, et Hims and Hers hakkab tegema koostööd Novo Nordiskiga ehk see on telehealth firma, kes hakkab pakkuma Novo Nordiski kaalu langetamisravimi ka enda juures. ja siin aktsia hind ka käpas suuresti ehk mul positsioon, ma isegi siin tunnisel graafikul näitan, mul huvitav asi juhtus selle positsiooniga. Et tunnisel graafikul siin oli see koht, kus ma võtsin pika positsiooni, esimene kõrgem põhi siin formeerus. ja põhimõtteliselt siin see oli meil esmaspäev, eelmine esmaspäev, siis hind siin juba hüppas vastu +3 noteeri tunnisele graafikule, ma sain esimest kolmandikku kasumit võetud ja siis edasi treilisin stoppi ja siis siin tuli uudis. ja mis oli huvitav, et kui tuli välja uudis, siis L-turul hind hakkas kauplema isegi kõrgemal tasemel. ja mul oli ka siin tasemel juba see teine kasumivõtu order. ja mis ma tavaliselt teen, L-turul ma muidu ei sisene uute positsiooni, aga kui mul on juba positsioon olemas ja ma näen, et L-turul hind juba pakub mulle võimaluse väljuda isegi võib-olla paremal tasemel kui mu kasumivõtu order, siis ma tavaliselt väljungi L-turul, ei hakka ootama kuni turg avaneb. nagunii tahtsin sealt tasemelt kasumit võtta, et võib-olla isegi paremal tasemel saab. aga seekord ma miskipärast mõtlesin, okei, koostöö on Novo Nordiskiga ja võib-olla siis, kui turg avaneb, siis seal oli ka kõrge short flow'd üle 30%, et siin 33% hetkel. et siis mõtlesin, et võib-olla siin peale avanemist ikkagi läheb veelgi kõrgemale, et siis võib-olla mu order täitub isegi kõrgemal tasemel. ühesõnaga, selline ahnus tekkis. ja esimest korda ma ei väljunud L-turul ja mis juhtus, et hind tegelikult avaneski isegi madalamal tasemel. mu teine kasumivõtu order ei täitunud ja siis hind isegi hakkas langema.
Noh, mis ma tegin, midagi ei teinud, jätsin orderi ikka samal tasemel ja hakkasin siin stoppi lihtsalt treilima. ja me näeme, et tegelikult noh, hind tegigi korrektsiooni, ta oli siin väljaspoolt +3 mateeria, tegi tehnilise korrektsiooni libiseva keskmise juurde ja hakkas uuesti tõusma. ja tegelikult ma siis liigutasin stoppi ja lõpuks eelmine nädal saingi siin väljutud isegi natukenegi kõrgemal tasemel teise osaga. ja nüüd mul on üks kolmandik jäänud ainult. Me nägime, et Hims and Hers täna peale turgu sulgemist raporteerib siis kvartaaltulemust. no eks ma vaatan, kuidas ta täna veel võib-olla natukene veel tõuseb enne kvartaaltulemust ja siis enne turu sulgemist ma siis täielikult väljun sellest positsioonist. ta on mulle päris korralikku kasumit toonud ja see viimane kolmandik siis täna veel natukene riskin sellega. Võib-olla siis enne kvartaaltulemust natukene hind veel rallib. kui läheb mu vastu, siis ma suht agressiivselt, et isegi stopi vist liigutan täna natukene isegi veelgi kõrgemale tasemele, kui ma tavaliselt seda hoian, sest noh, vähenegi nõrgenemine ma tahaks kohe väljuda, ma nagunii tahan täna väljuda, siis ma ei taha päris palju kasumit tagasi anda juba sellest tehingust. kuigi enamik on juba book itud nagunii. et jah, et selline nagu hea tehing ja jah, eelmise nädala videost, kui te pole vaadanud, siis soovitan üle vaadata, miks ma seda tehingut nagu võtsin, lähtudes nagu tehnilistest parameetritest ja ei teadnud midagi sellest uudistest, aga juba teine aktsia järjest, et üle-eelmine nädal oli Guess, eelmine nädal oli Hims and Hers, et ma loodan, et midagi nendest aktsiatest, mis ma see nädal räägin ka, näitab mingit suurt tõusu see nädal. aga see on juba vähem tõenäoline tegelikult. Nii, veel üks huvitav ostukandidaat on Google'i aktsia. Google'i ma siin jälgisin peale kvartaaltulemust, siis me eelmine nädal ka vaatasime üle, et ta üsna hästi reageeris kvartaaltulemusele, aga siis meil oli selline nagu langus libiseva keskmise juurde ja siin formeerus meil selline juba teine kõrgem põhi. Et siin ta võib proovida rallida vastu 200 päevast vastu +3 mateeria. Need on sellised siis arengud, mis ma jälgin. Ma ise juba võtsin siin pika positsiooni, et just selle kõrgema põhja formeerimisega, kui hind läks libisvates keskmisest kõrgemale, siis ma võtsin siin pika positsiooni. Siin reedel juba ta liikus vastu +3 mateeria tunnisel graafikul, ma juba sain esimese kolmandiku kasumist võetud ja siis stop on hetkel samal tasemel, kus ma sisenesin. Ja teine kasumivõtuorder panin +3 mateeria päevasel graafikul. et põhimõtteliselt hetkel mul siis riski siin ei ole, kui läheb vastu stopi, siis 2/3 nulliga lähen välja ja 1/3 mul hetkel juba book itud. kui mul positsiooni oleks, siis ma vaatakski võib-olla siin tunnisel graafikul annab veel ja kõrgema põhja ja siis tekib veel selline äh, sisenemisvõimalus päevasel graafikul. jah, ta pole veel väga kaugele libisvatest keskmisest liigunud, +1 ATR-i juures, et kui teeb väikse korrektsiooni, siis liigub kõrgemale, et siis tõusupotentsiaali siin veel veits on. Teslat ka väga huvitavas kohas hetkel on just tehniliselt, et kui me vaatame nädalasel graafikul, fundamentaalselt muidu Tesla on väga kallis hetkel, aga tehniliselt 200 nädalane libisev keskmine pidas vastu ja siin ta isegi läks 50 nädalast libisevast keskmisest kõrgemale. et ainuke vastupanu hetkel on siin 22 nädalane libisev keskmine. aga kui ta sellest läbi murrab, siis ta võib siin üsna ilusti tõusta, et tegelikult me näeme, et siin põhjad on ikkagi kõrgemad ja tipud on ikkagi kõrgemad, ehk siin on ikkagi endiselt selline nagu tõusev trend. Ja vaadates päevast graafikut, siin on ka väga huvitav koht hetkel Tesla puhul, et siin on ka näha kolm libisevat keskmist korraga 100, 200 ja 50 päevane. ja siit on näha, et miks hind ei ole nagu palju liikunud meil eelmine nädal, et ta siin nende libistavate keskmistel hetkel kauplebki, konsolideerib. ja tegelikult, kui ta läheb sellest konsolidatsioonist välja, kui ta läheb kõrgemale, siis tegelikult siin suht palju vastupanu enam ei ole, et siin ka päevasel graafikul oli see 22 nädalane nädalasele graafikule, et kui sellest läheb kõrgemale, siis tegelikult suurt vastupanu enam ei ole ja võib kiiresti +3 terini tõusta. et see on üks selline nagu areng, mis ma jälgin Tesla puhul ja vaadates tunnist graafikut. et siin on näha jah, sellist nagu võib-olla siit alates on see nagu vastupanu.
Ja siin tekivad nagu ka tunnisel graafikul kõrgemad põhjad. põhimõtteliselt, kui siin tekib järjekordne kõrgem põhja, võib jällegi proovida seda osta ja siis, kui ta murrab siit läbi, see võiks olla selline teise breakout'i trade. Teine sisenemisvõimalus, noh, mulle rohkem meeldib selline esimene, mina võtaks selle. Ja jah, siit võib olla selline areng, et siin saab stopi ka üsna lähedal hetkel panna. DocuSign, midagi sarnast nagu Tesla, selles mõttes, et ta nagu on siin konsolideerimas tihedalt päevasel graafikul, me näeme, et eelmine nädal praktiliselt ei liikunud. Aga positiivne on see, et ta on kõikides libisavates keskmisest kõrgemal tasemel ja konsolideerib siin. seega siin on suurem tõenäosus, et ta võib liikuda siit pärast seda konsolidatsiooni +3 materini päevasel graafikul. et see on see, mis pilguga ma seda vaatan. ja tunnisel graafikul siin on ka üsna hea pattern tekkimas, et siin meil põhjast üsna tugev ralli oli ja siis selline konsolidatsioon, siin kõrgem põhi tekkis. Ja tegelikult see kõrgem põhi on siin isegi näha selline nagu võlts läbimurre sellest tihedast kanalist, kus ta hetkel kaupleb. ja siit põhimõtteliselt reedel isegi oli midagi sellist nagu ostusignaali moodi. põhimõtteliselt võib vaadata, et kui ta täna hakkab liiguma, eriti kui ta liigub sellest tasemest kõrgemale, et see oleks need kohad, mis ma jälgiks sisenemiseks ja siis siin saab stopi üsna lähedal panna ka. ja päevasel graafikul meil siis päris korralikku tõusupotentsiaali, et kvartaaltulemusteni siin on ka veel aega, et nad kuskil juunis on, et siis aega seda kaubelda. Veel üks tugev aktsiad, mis ma vaatan musta poolelt, on FFEV, F5 Network. tema ka raporteeris, kusjuures kvartaaltulemust eelmine nädal tulid parem, kui analüütikud ootasid ja aktsia hind reageeris siin väikse langusega, aga siis järgmistel päevadel see osteti välja ja hind sulges siin libisevates keskmistest kõrgemal tasemel. et ka üsna hea tugevus, vaadates nädalast graafikut, siit ka on näha tegelikult, et pikaajaline trend on ülespoole, et siin see viimane korrektsioon tegi üsna hea sellist kõrgema põhja, korrektsioon tuli seetõttu, et ta oli väga palju väljaspool +3 teeri, siis natukene sügavam korrektsioon 50-nädalase libiseva keskmise juurde ja nüüd taastus kõikides libisevates keskmisest kõrgemale ka. et siit ka nädalase graafiku järgi võib tulla hea selline nagu trendi jätk. ja päevasel graafikul siis siin on näha sellised nagu kõrgemad põhjad ka formeerunud ja põhimõtteliselt siis ralli vastu +3 teeri on see stsenaarium, mis ma siit ootan, et kuidas siin kaubelda. siin on olemas põhja, et põhimõtteliselt iga järgmine selline jõnks allapoole vastu libisevat keskmist kõrgem põhja, et see võiks olla hea selline nagu sisenemiskoht, et siit saab vaadata juba, kus stopi lähedal panna. et selline huvitav kauplemisidee ja siis kaks aktsiat, mis me vaatasime täna ka kvartaaltulemused, Shift4 Payments ja Starbucks, et kuidas neid siis peale kvartaaltulemust kaubelda. et Shift4 Paymentsi puhul ma vaatan siis nädalasel graafikul me oleme tõusvas trendis, et siin on näha kõrgemad põhjad formeeruvad ja viimane kõrgem põhi siis 200 päevase libiseva, nädalase libiseva keskmise juures oli, et põhimõtteliselt hakkas taastuma, et võib-olla siis see trend siin jätkub, vaadates fundamentaale, mis me täna vaatasime, ei tundu olevat, et aktsia peaks nagu edasi langema seal. äris on kõik hästi ja päevasel graafikul, miks meil põhimõtteliselt peale kvartaaltulemust aktsia hind tõusis täpselt vastu 200 päevast libisevat keskmist ja miks ta on siin langenud, et ilmselt see on hetkel siis ikka tugev vastupanu. samas 22-päevane libisev keskmine võib-olla on juba siin päris hea toetus, eriti peale head kvartaaltulemust. seega ma vaatan siin sellist paterni, kui peale head kvartaaltulemust aktsia hinda käpab, siis teeb korrektsiooni libiseva keskmise juurde ja siin tekib järgmine kõrgem põhi, mille peale võib-olla siis teise katsega lähebki 200 päevast libisevast keskmisest kõrgemale. ma siin juba tunnisel graafikul jälgin, kas siin formeerub siis üsna hea selline nagu baas on siin formeerumas, kõrgem põhi ja ma vaatan, kui ta siit läheb kõrgemale põhimõtteliselt, siis ma olen juba valmis siin pikka positsiooni võtma ja siin saab ka üsna lähedal stopi panna. ja viimane meil täna siis Starbucks. Starbucksi nädalast graafikut vaadates
ei olnud head, aga vaadates nädalast graafikut, et mis on siin huvitav, on see, et tegelikult see tase, kus ta leidis meil hetkel nagu toetust, kui me vaatame ajalooliselt, see on olnud üsna hea selline nagu toetuse ja vastupanu tase. Siin toetus, vastupanu, põhimõtteliselt väga olulisel tasemel ta leidis ikkagi toetust ja hakkas sellest põrkama. Ja noh, nagu me näeme, et ta on üsna volatiilne tegelikult, mõnikord see aktsia võib olla ja siin on libisevad keskmised järjest olemas, tegelikult ta võib nädalasel graafikul lihtsalt vastu neid libisevaid keskmiseid põrgata proovida. Et ta on siin teinud muidu üsna suure languse, pluss kolmateerist -3 ja poole veel tagasi põrganud. ehk tegelikult siin on see põrge nii-öelda nagu kaua oodatud ja kui seal gurud ka veel ostavad seda aktsiat langusel, nagu nad on varem teinud, siis võib-olla tegelikult siin võib veel tehniliselt seda kaubelda. Ja mis on siin positiivne ka, mis me vaatasime täna, et peale kvartaaltulemust ta avanes küll madalamal, aga kohe hakati välja ostma ja osteti välja 3 päeva järjest ja põhimõtteliselt siin tekkis selline isegi võlts läbi murre. Siin võibki vaadata, et kui see ralli siin jätkub, siis ta võibki siin 200-päevane libisev keskmine pluss 3 teerat siiamaani siis käia. Ja ma vaatan siin tunnisel graafikul, siis põhimõtteliselt seda arengut, et siin on hetkel olemas selline vastupanu ja me näeme, kuidas ta siin peale kvartaaltulemus siin peaaegu sirgjooneliselt taastus, et põhimõtteliselt siin osteti välja kogu seda languse ja siin ma vaatan tegelikult, kui siin toimub veel selline korrektsioon kõrgem põhi ja saame sellest vastupanust kõrgemale, siis see oleks siis võimalik trade Starbucksis. Äh, et selline siis kauplemisidee selle aktsiaga. Ja tegelikult see nädal ongi kõik, et nagu ma mainisin, et mul endal värskeid ideed väga palju ei ole, et on olemas juba avatud positsioonid, kes on kõik juba seal kohal, kus peaks kasumit võetud või enamik ongi juba võetud ja siis viimase kolmandiku treilin. Ja siis päris palju aktsiaid mu jälgimisnimekirjast ka see nädal raporteerivad kvartaaltulemust, et ma neid seetõttu nagu see nädal ei puutu. Et võib-olla siis järgmine nädal näeme rohkem huvitavaid kauplemisideid. Äh, s- siis on kõik, et kes on liitunud tasulise kanaliga, teiega me veel kohtume täna kell 8 õhtul, kui turg on avatud, vaatame, mis seal toimub. Äh, siis teistele soovin kena nädalat ja kohtume siis ilmselt pühapäevasel juba tuleb järgmine info, kuna esmaspäeval mul tuleb koolitus. Kõike head!